Tere tulemast kõik võrkpallisõbrad! Meie oleme täna siin Unibet Arenal, sest käimas on Eesti võrkpallikarikas. Kohe-kohe on algamas naiste finaal ja minuga siin on Kristiine Miilen. No sina oled elus mänginud palju vist karikaid, et kui oluline see on võrkpalluri jaoks? No ma ütleks, et see on nii-öelda võib-olla tähtsuselt teine hooaja nii-öelda tiitel, et esimene on ikkagi Eesti meistritiitel, aga ma arvan, et see Unibet Arena teeb selle võib-olla erilisemaks ja meeldejäävamaks, et ma arvan, karikaskapis ei ole ühel võrkpallurile kehv asi. Ja sina kui tänane spetsialist, kes teab ju võrkpallist väga palju ja ise oled väga hea mängija, kuidas sa hindad siis, meil on mängimas täna Rae spordikool ja Viimsi Tallinna Ülikool. Ma olen aru saanud, et paberil on justkui Rae nagu väga palju parem, paberil ma rõhutan, et millised on siis täna siis Viimsi Tallinna Ülikooli võimalused kuidagi tulla sellest finaalist võitjana välja? Ma arvan, et vähemalt mul isiklik kogemus on, et tegelikult on nii-öelda tugevama vastase vastu võib-olla natuke lihtsam mängida, et sul ei ole seda pinget, et sa pead võitma. Ja ma arvan, Tallinna Ülikool läheb lihtsalt täiega peale, nad on ju noored, uljad, et neil ei ole midagi kaotada. Võib-olla Rael on see pinge rohkem peal, et nad peavad, võidukohustus on kindlasti neil. Et ma lihtsalt loodan, et võrkpallifännide nii-öelda hea meeleks on lihtsalt hea match ja ma ütlesin juba mõlemale ka, et sooviks 5 game'i, et kindlasti Rae on kogenum, neil on ju palju koondismängijaid, aga teisest küljest, kui see Tallinna Ülikool saab emotsiooni ülesse, siis ja tekitab võib-olla Raes natuke paanikat, siis ma ütleks, et kõik on võimalik, pluss nad ei ole sellel hooajal ju üksteise vastu veel mänginud, ehk siis me tegelikult ei tea, mis seisud on. Ma usun ka, et väga põnev lahing tuleb ees. No mina juba enne sain vaadata siin ühte mängu ja mina lähen väga emotsionaalseks mängu ajal. Kuidas sinuga on? Sa lähed nüüd kommenteerima. Kas sa lähed ise nagu kehaga ja emotsiooniga kaasa ka? No ma räägin, kuna see on mu esimene nii-öelda kommentaatori kogemus, siis ma üritan, et ma olen võimalikult ikkagi tasakaalukas ja proovin emotsioone nagu väga all hoida. Aga eks ma arvan ikka see võrkpallurina, eriti kui ma ei ole ju hetkel ise nagu mänginud, et siis ma arvan ikka see tekitab mingeid emotsioone, lihtsalt võib-olla nagu kommentaatorina ei tohi neid kõike välja näidata. Ma tahtsingi isiklikult sinu kohta ka küsida, et tegelikult sa peaksid ju Poolas olema praegu mängima, aga et sul on vigastus. Et kindlasti kõik, kes sind teavad ja sinu põlvelugu teavad, et mis sinuga juhtus koondise mängul, siis me kõik tahame teada, mis seis praegu on. Kas on hästi? On hästi. Just oligi see nii-öelda 4 kuud on nüüd möödas, oligi see esimene mõõtmine jalgadel ja uuesti oli MRT ja kõik nagu näitab paranemismärke, aga lihtsalt see ongi, räägin, väga pika taastumisajaga vigastus, et nagu tõesti hästi läheb, aga ikkagi üle poole on veel minna, et ma saan esimesed jooksusammud tehtud, esimesed hüpped on tehtud, ja nüüd ma jaanuaris saangi minna oma klubi juurde Poola, kus siis on ka Kertu Laak, et kahjuks ta siin täna ei saa olla, sest neil on karikamäng vist homme või ülehomme ja esimest korda, kui nad ei saa jõuludeks koju, et siis kahjuks teda siin ei ole, aga ma näen teda jaanuaris ja siis nii-öelda klubi aitab mul terveks saada ja siis ma arvan, et hooaja lõpuks peaksin juba saama, mitte päris võistlusplatsile, aga lihtsalt kindlasti trenni juba teha, et ma juba väga ootan Poola minekut. Tegelikult seda on väga hea kuulda, et ma saan aru, vigastus ei ole kunagi, ei ole nagu hea kogemus, see on emotsionaalselt raske, füüsiliselt raske, sa ei tea, kuidas see nagu lõpeb või kui hästi läheb. Et tegelikult on hea kuulda, et sa oled juba treeningutel tagasi ja varsti platsile minemas. Aga ma kuulsin ka seda, et sa ise rääkisid mulle, et sul on isegi põlve Instagrami konto olemas, kuidas see juhtus? Ma tegelikult siis, kui nii-öelda, mul oli vigastuse ja opi vahel 2 nädalat. Ja siis ma mõtlesin, et okei, nüüd on aeg nii-öelda, ma ei tea, enesearenguks ja teha mingeid asju ja siis ma mõtlesin, et okei, ma teen nagu endaks Instagrami, nii-öelda Milka Põlv on selle nimi ja mõtlesin, ma teen selle endale, et nii-öelda näha, et ma mõtlesin iga päev postitan sinna midagi, et ma näen, kuidas need päevad lähevad ja et oleks nii-öelda, et ma alati iga päev teen põlvele midagi, kas või väike mingisugune kummilindik asi, et ma oleksin nii-öelda järje peal, sest kõik ütlevad, et algus oled täiega entukas ja siis nagu mingil hetkel võib-olla on raske, okei, ma olen väga kohusetundlik, aga ma ei tea, see kuidagi on tore ja siis inimesed, vaata Instagram soovitab inimestele, siis nad kuidagi leidsid selle, siis ma võtsin seal mõned sõbrannad vastu ja siis see läks natuke nagu, tuli veel inimesed, selles mõttes ma julgen seal võib-olla jagada ka raskemaid hetki, et siis ma päris nii-öelda võõraid inimesi vastu võtta, et need on ikkagi inimesed, keda ma usaldan, kes ma tean, soovivad mulle head ja inimestel nagu tagasiside on hea, et
neil on, ma arvan, huvitav jälgida ja paljud ütlevad, et sa võiksid selle nagu avalikuks teha, et jagad oma nii-öelda story't, aga ei, ma nii ei julge, et ma seal, et see on rohkem nagu jah, et näha, millal need päevad lähevad ja seal on väike sihuke timeline, et millal ma nii-öelda opp oli, millal jooksma sain, et selle sihuke nagu, et see on sihuke, ma arvan, et kunagi on hea vaadata ja mul plaan on, et see päev, kui mängin, et siis nii-öelda on see viimane päev nagu. Väga lahe idee minu meelest. Aga mida siis sina praegu, tuleme nüüd selle finaali juurde tagasi, naiste finaal, kohe-kohe on algas, me näeme siin selja taga, soojendus käib hoogsasti. Mida sa soovidki nendele tiimidele praegu kaasa professionaalina? Ma arvan, et esiteks mänguplaanis pidage kinni, aga samas nii-öelda laske nendel emotsioonidel võib-olla mõnes mõttes võimust võtta, et see on ju selle, lõppude sport on meelelahutus ja sul peab olema fun. Et ma ütlen ausalt, ma arvan, et algus tuleb rabe, sest siin on palju noori mängijaid ja suur saal ja palju inimesi, et see kindlasti on hirmus, et me ju mängisime siin EM-i ja algus oli hirmus, aga ma lihtsalt loodan, et saavad krambist üle ja suudavad lihtsalt pakkuda hea vaatemängu ja nautida, et see enda eriti kui nüüd ma saan aru, et issand, ei ole üldse hullu, kui mäng läheb halvasti, et peaasi sa naudid, et ma soovin seda neile. Aitäh sulle, Kristiine, ja nüüd me jätkame peatreenerite kommentaaridega ja siis kohe-kohe on juba finaal algamas. Aitäh! Sten Esna naiste karikafinaal täna on siin õige pea algamas. Tallinna Ülikool on karikafinaalis mängimas. Kas see oli üks hooaja eesmärkidest algusest peale või mõnevõrra üllatus see oli, et sai näiteks Tartu Ülikool Bigbank konkurentsist lükatud? Eesmärk oli kindlasti detsembris karikamängudega jõuda ja meie jaoks kindlasti on juba kordaminek, et me siin täna selles suurel areenil mängime ning kindlasti Tartu vastu oli magus võit ja ma arvan, et ega seda meie võitu seal väga vähesed ootasid. Kas rahulolu on juba selline, et tulemus enam finaalis ei loe või nüüd on juba hammas verel ja võiks Raelt ka tiiti ära napsata? Me lähme seda mängu võitma, et pingelangus on kindlasti peale seda veerandfinaali ja poolfinaali ära olnud ja meil on täna isegi kui see šanss on 1,99, siis me lähme seda 1% võtma, et meil on omad võimalused olemas ja ma olen tüdrukutele ütlenud, et me lähme täna seda mängu võitma, mitte mängima. Päris paljud tüdrukud, nagu sa ütlesid, on sellises kohas, sellisel turniiril, sellises finaalis esimest korda, samas on neil kõrval ka päris palju kogenud mängijaid. Kuidas see omavaheline koostöö on? Kas võib-olla noorematel on natukene rohkem värinad ka sees? Kindlasti on värinad ja värin ja selline heas mõttes niisugune mänguhirm on ainult positiivne asi, et kui seda ei oleks, siis oleks midagi valesti ja sellel hooajal üldiselt meil on väga selline ühtehoidev ja väga selline äge punt, nii et noortel on väga palju nendelt kogenumatelt mängijatelt suhtumise väljaku platsil ja väljaku väljaspool õppida ja kindlasti need kogenumad mängijad, nende jaoks on ka see mäng väga eriline ja nii et vaatame, kõik hakkab 0-0-ist ja et mängu võita peab 3 geimi võitma. Aitäh ja edu! Raigo Tatrik, Rae spordikool Viiast on jõudis pealt näha mängleva kerglusega karikafinaali, on nii? No päris nii ka ei olnud, et eks meil oli ikkagi siin enne ja pärast ja neid karikamänge, jah, karikamängud küll olid lihtsad, aga pigem nagu enne ja pärast neid oli päris raskeid mänge ja eks siin oli koosseisuga vangerdamist päris palju ja mõtlemist oli palju.
valitsevad karikavõitjad samamoodi, kas võistkond, mis tegelikult on päris suures osas samaks jäänud või neid muudatused on olnud vähemad, on nii-öelda lihtne ka hooaja esimest tiitlit püüdma minna? See on juba teine tiitel, mida me püüame praegu, et oli superkarikas, mis meil õnnestus võita. Aga ei, me lähme igat mängu täitsa erinevalt mängima ja erineva mõttega ja sellega, et vastane on tugev, kes täna vastas on, me austame teda. Ma usun, et tuleb väga äge lahing. Tallinna Ülikool Viimsiga Rae ei olegi veel sel hooajal mänginud. Kas see lisab põnevust või pigem on sellist kompamist ka tänu sellele rohkem? No kindlasti alguses on kindlasti kompamine ja vaatamine, kus ja mis on vastase nõrkused ja need. Et jah, mänginud ei ole sellel aastal, aga selle eest me oleme teiste vastastega siin 25-30 mängu mänginud, et see mängupuudust meil ei ole. Aitäh ja edu finaalis! Tere tulemast ka minu poolt siin Tallinnas Unibet Areenal. On jätkumas suur karikafinaalide päev naiste finaaliga ja kuulame hümne. Rae spordikool Viiaston ja Tallinna Ülikool Viimsi on siis täna naiste karikavõidu eest heitlemas. Enne seda sai üle antud ja kinnitatud siin suure publiku ees ka ametlikult see, et Viljandi Metall jätkab Võrkpalliliidu toetajana ja Viljandi Metalli fond ongi suunatud eeskätt selleks, et noor võrkpallurid saaksid suunduda välismaale ja rohkem seal kanda kinnitada. Kristiine, kas sa oled nõus, et noored välismaale minemine on seda väärt ja selline Viljandi Metalli fondi algatus on igati tänuväärt? Tere ka minu poolt. Ma arvan, see on väga tänuväärne ja ma olen võib-olla eriti uhke, sest Viljandi on ikkagi minu kodulinn ja Viljandi Metall on ju Viljandi enda tiimi toetanud juba aastaid. Ja käisin sellel nädalal Audenteses trenni andmas ja seal tuli paar tüdrukut minuga peale trenni rääkima, et sooviksid välismaale minna, nii et ma arvan, et see paraneb, see nii-öelda noorte mängijate võib-olla julgus minna välismaale. Väga tore. Aga saal on läinud pimedaks, mis tähendab, et me näeme, kes alustavad tänast finaali põhikoosseisus ja esimesena on järg Tallinna Ülikool Viimsi käest. Nurgaründaja Raili Hunt särgi numbriga 1. Katriin Põld, temporündaja numbriga 2, Sandra Lepp, nurgaründaja, särgi number on 4, Ave Kuusk diagonaalründajana number 9, Melissa Sokolov number 10, sidemängija ja Paula Laub number 15, temporündaja ja liberana tegutseb täna siin Karilis Pihel number 6, nii et selline on Tallinna Ülikool Viimsi algkoosseis, millega minnakse täna tiitlikaitsja Rae spordikool Viiastoni vastu, kes on nüüd samamoodi väljakule jooksmas ja esimene mängija, kes algkoosseisus väljakule jookseb, on number 10 Triinu Lamp, temporündaja, tema järel number 13 nurgaründaja Silvia Pertens. Koos Pertensiga on nurgaründaja rolli täitmas ka number 15 Nette Peit. Sidemängijana tegutseb täna number 19 Liis-Marii Vilem ja diagonaalründajana number 20 Kristel Allorg ja teise temporündajana kogenud üks Rae spordikooli hingeks kujunenud mängijaid Liis Kiviloo, kes siin samamoodi on pikalt koondist esindanud ja liberoks on siis Liisandra Tatrik. Rae spordikool Viiastoni peatreener Raigo Tatriku tütar siis on ka juba päris mitmendat aastat Rae spordikool Viiastonis väljakul olnud ja seal kõvasti karastust saanud. Kristiine, mis sa arvad, millised siis šansid on Tallinna Ülikool Viimsis, kus võib-olla need nii-öelda lõhed nooremate ja vanemate mängijate vahel on natuke suuremad kui Rae spordikool Viiastonis, mis on samamoodi tegelikult selline noorte ja kogenute kooslus? Nii nagu ma üleval rääkisin stuudios, siis esiteks nad ei ole ju sellel aastal kohtunud, et tegelikult me ei tea, mis seis on ja enda kogemusest võingi öelda, et ilma võib-olla võidupingeta on mõnest lihtsam mängida, et võib-olla isegi kui jõu poolest nii-öelda Rae on üle,
siis ma arvan, emotsioon on see, mis võib Tallinna Ülikooli väga aidata, et ma ootan huviga. Aga naiste karikafinaali avavile on kõlanud, peakohtunik Jaanika Unt selle andis ja Sandra Lepp alustab jõuserviga, natukene lahjaks see jäi ja esimene rünnak kuulub Allorgile, selle võtavad Tallinna Ülikooli naised kaitses üles ja Raili Hunt läks päris julgelt sellist rasket palli lahendama ja rünnak võrgus maanduski. Ma arvan, et päris Sandrale hea siuke esimene serv kohe teha Unibetil, et arusaadavalt võib-olla natuke siuke rabedam. Ja Allorg, kelle rünnaku järel punkt tuli, saab ise ka planeeriva serviga palli mängu panna. Sokolovil tundus olevat hästi käes, lõpuks võitlevad Tallinna Ülikooli naised, aga võrgu peal Liis Kivilo vastu ei saa. Ma ei saanudki aru täpselt, mis juhtus, et tundus ideaalne vastuvõtt, aga kas seal siis võib-olla siit on natuke halb nurk, aga tundus jah, väga-väga hästi vastu võetud. Ma ei teagi, mis seal Melissa praegu juhtus. Triivis teisele poole võrku, aga on saanud rae peale ja Allorgi järjekordne serv, sel korral vastuvõtt jääb kaugemale ja Hunt läks päris julgelt siin lööma, aga sealgi on Liis Kivilo plokk ees. Kas Liis Kivilo plokk võib olla siin nii-öelda kõige hirmsam, kõige võimsam täna? Ja kindlasti ja eriti, kui ta on ju Kristel Alloruga blokivad sealt nurgaründajat, et siis mõlemad siin üle 190, et sealt on päris raske läbi saada. Ja 3-0 on juba Rae spordikool peal Sandra Lepp. Vastuvõtul ja Ave Kuuse esimene rünnak, aga see praegu raenaistele probleeme ei valmista. Peit ja natukene kavalusega leidis terava nurga tsooni 4 üles ja sealt järjekordne punkt Rae spordikool Viiastonile. Viimsi temporündajal minust olid käed natuke kaugel, et võib-olla see rünnak ei olnudki nii võimas, aga lihtsalt seal oli väike tehniline error. Ja 4-0 on juba esimeses game'is kollastes särkides tiitlikaitsjad peal. Sokolov, Kuuse teine rünnak oli parema käega ja see ei ole tema põhiline ja kõige tugevam käsi ja peavadki andma selle lihtsa palli taas Tallinna Ülikooli naised üle. Näe, võtab Sokolov kaitses üles, aga ei olnud see piisavalt täpne, et Hunt oleks ulatunud edasi mängima. Seis on juba 5-0, et võib-olla ma Sten Esna asemel võtaks selle time-out'i, rahustaks mängijad maha, ilmselgelt närv on sees, et jah, ongi ja time-out, jah. Esna võtab time-out'i ja meil on täna võimalus kuulata, mida Esna naistele räägib. Raili, kõrget palli läksid lööma, see oli väga hea. Kui te lähete neid lööma, otsige näppe, ärge minge trossi pealt, Liisi pealt lööma. Kui lähete, otsige üles, et sealt lendab ära. Ja mine lihtsalt see viimane moment, kiirem samm ja siis sa saad lüüa. Ärge oodake, ärge venige. Viimane samm kiiremini. Davai, läks. Selver! Said out ja lähme, saame omad. Esimene time-out on täna meil ära kuulatud ja võrdlemisi selline tehniline jutt Esna poolt tuli. Kas sa oled nõus, et sellised tehnilised aspektid time-outil mängu ajal võib-olla pigem aitavad või aitavad? Absoluutselt, et meeldib, kui treener ütleb, mis ma tegema pean ja võib-olla siis on asi, millele keskenduda. Aga Sandra Lepp on selgelt võetud sihikule serviga, saavad siit rünnaku mängu jäetud ka Viimsi naised ja taas võib-olla selline kommunikatsiooni error. Tegelikult olid ju naised kaitses õige koha peal, aga natukene kardetakse võtta vastutust enda peale, tundub. Jah, siuke ütleks pigem lihtne roll shot. Tahtis sinna nii-öelda võtta sidemänge välja tagant liinist, aga kahjuks puterdati ära. Loodame, et nüüd Viimsi saab oma krambist üle, sest seis on juba täitsa murelik. Ja päris palju segadust on seal Viimsi poole peal hetkel, kui seis on juba 6-0. Liis Kivilo rünnak ebaõnnestub ja sealt päris halva ja ebamugavalt pidi Sokolov tõstma ja eksib Raili Hunt ka rünnakul ja kui Raili Hunt juba hakkab eksima, siis see on see koht, kus nii-öelda tiim vaatab kogenute otsa ja kui Raili Hunt on see, kes eksib, siis võib-olla süveneb natuke ka nooremate mängijate ebakindlus. Jälle võib-olla natuke lihtne viga, sest pall oli kaugel ja läks käsi otsima, aga päris raske nii-öelda võrgust kaugel neid käsi leida ja nüüd lõpuks Viimsi saab oma esimese punkti kätte. Esimene silm on peas tõepoolest, 1-7 kaotusseis, tõsi, on päris raske, mida mängida järele, aga esimese asjana saab Paula Laub oma serviga hakata seda tegema, aga selline ebaõnnestumine praegu siin ja kas saab Paula ka haiget jalale? No pigem vist on nägu naerul ja kõige hullem ei ole, aga
see on ka võib-olla see, et ei ole ju need naiskonnad mänginud Taraflexi peal ja on see natukene teistsugune tunne? ja ma arvan, kui natuke jalad all värisevad ka, siis ei ole see komistamine võib-olla jah. Aga väga hästi. Superpunkt praegu Raili Hundi poolt ja võib-olla sellised rünnakul õnnestumised ongi need, millega siin esimeses game'is veel enesekindlust hakata tõstma. Kenasti plokist välja löödud. Loodame, et nüüd selle hea rünnakuga Raili sai nii-öelda korgi pealt ära ja nüüd hakkab neid rünnakud veel tulema, et see algus alati see esimene punkt kätte saada, ma arvan, väga raske. Aga eksib rünnakul või vabandust, mitte rünnakul, vaid servil ka Ave Kuusk, kes siis on viimased 3 hooaega mänginud Tartu Ülikool Bigbankis seoses füsioteraapia õpingutega, siis pealinna neiu Tartusse sattus ja seal 3 hooaega sai mängitud nüüd tagasi siis juurte juures, kui nii võib öelda, Selveri oma kasvandik tegelikult Ave on. Ja Pihali servi vastuvõtt jääb 3 meetri peale Hunt ja nüüd kasutas ära, et ei olnud seal Vilemi ja Lambi käed plokis korrektselt kõrvuti. Liis on muidu väga ohtliku serviga, saab panna nii, ma arvan, ta lemmik on 5-5, aga praegu tundub, et libero on seal võetud nii-öelda kliendiks, et libero ja lepp on seal olnud, aga Hunt jalad maas, päris ebamugav serv ja lähebki vastuvõtt üle võrgu ja oli seal kätepuude ja nii on, seda näeb ka esimene kohtunik Jaanika Hunt, kuigi Rae üritas siin natukene tähistusega võib-olla, et enda kasuks seda kallutada. Eks see siuke psühholoogiline mäng käib, ma arvan, igal pool, et sa ei taha niisama seda punkti ära anda. Raili Hunt uuesti ja selline äss läbi trossi ja need on need võimalused, mida Hunt saab ära kasutada ja kogu tiim tegelikult saab sellest juurde, mitte ainult Hunt, kes siin on 2 väga head servi järjest pannud. Ja siuke temporündaja Triinu Lamp jäi natuke hiljaks, et tegelikult see oleks tema pall pidanud olema, aga ütleme, Rossi pallid ongi siuksed õnnega pooleks. Bertensi vastuvõtt keset väljakut ja nüüd kas eksib ja arvas küll Bertens, et oli seal plokipuude, et saavad kasutada naised ka videovaiet täna siin karikafinaalis ja tundub, et Raigo Tatrik selle võimalusega siiski jätab kasutamata. Aga mõtles selle peale. Ja, et plokipuuteid ei saa vaidega kontrollida, on see nii-öelda kinnitus, miks jäi praegu vaie võtmata, aga samal ajal taas üks servi viga Tallinna Ülikool Viimsi poolt ja sidemängija Liis-Marii Vilem servimas. See oli juba vähemalt 3. Viimsile, et ma arvan, et läheb natuke paljuks. Aga Vilem paneb siit ässa kohe ja on sama Saaremaalt pärit libero Pihel, kes on natukene hätta jäänud. Ja kas tundub, et Ave Kuuski on seal valmis natukene vastuvõtul abistama, sest et on praegu olnud väga palju oma vigu, aga ka vastuvõtt jääb kaugele ja seal ei ole isegi koondise kogemusega Sokolovil sidemängijal midagi teha. Kuusk tsoonist 6 ja sealt tuleb punkt ära ja meeldib Ave Kuusele sealt tagant kuue pealt diagonaalründajana lüüa. Tõsi, kõige ohtlikum rünnak see ei olnud, aga tihti piisabki vaid õigest kohast ja õigest suunamisest. Avel seal hea vasaku käega väga hästi sinna piiri äärde, et Katriin Põld nüüd servimas, kes on siin koondises. Ja paneb ka Katriin Põld ässa ja märkamatult on sellest suurest vahest järele jäänud vaid mõni punkt. 8-11 on Tallinna Ülikool Viimsi järele võtnud esimeses game'is 2025. aasta naiste karikafinaalis ja tõepoolest väga hästi siia tsooni 1 ja Bertens otsustas viimasel hetkel eest ära hüpata, aga ei saanud ka selle palli eest enam ära ja taas Bertensi peale vastuvõtt on kaugel, annab aega plokimängijatele ja praegu hästi Kuusk reageeris ja Sandra Lepp, kas plokist out'i? Ei ole nii, meie saame vaadata siin kordust, korraks võib-olla tundus mulle, et seal võis olla rikošett või siiski ja muutis esimene kohtunik praegu enda otsuse ümber. Vaatame uuesti meie kordust. Ja tundub küll, et see pall natukene muutis suunda. Ma ütlen ausalt, ma päris täpselt ei saa siit kordusest ka aru, et see on siuke 50-50 olukord alati, et aga muidu väga hea rünnak. Aga siin Silvia Bertend läks kohe uurima, aga ma ütleks, et praegu side 1 klassikaline servis ja 1 peale sidemängija jookseb nii-öelda nurga selja tagant, et võib-olla kindlasti õige tsoon, kuhu servida. Ja 9-11 vahe vaid 2 Katriin Põld jätkab
sel korral Elisandra Tatrik saab vastuvõtul tööd teha ja oli Vilemil väga ebamugav seda tõsta. Kuusk võtab ploki taha tehtud Allorgi hane ära ja Sandra Lepp taas. Tatrik hästi kaitses, Allorg tsoonist 4 ja kätepuude oli seal, aga Hunt on hästi kaitses, Lepp uuesti ja taas kätepuude, aga kenasti püsib pall mängus. Bertens tsoonist 2, oli plokk peaaegu ees, aga mitte päris. Nüüd on Kuusk sunnitud lihtsalt sõrmedega üle andma, Tatrik tõstab Bertensile ja püsib pall mängus. Põld suunab taas lihtsalt palli üle. Kas nüüd lõpeb see pallivahetus? Allorg ühese ploki vastu ja väga võimsalt lõpeb see punkt. Väga hästi Kristel Allorg võttis selle enda peal. Noh, üks plokk oli ka, et selles mõttes kiidan sidemängijat. Aga ma ütleks, et Tallinna Ülikool on vaikselt saanud enda mängu käima ja pallivahetused on järjest pikemad, et väga hästi. Kas võib olla ikkagi, et see suurel areenil mängimine noortel tüdrukutel võtab jala pärisema rohkem, kui võib-olla nii-öelda tahaks ja loodaks? Muidugi, ma arvan, see võtab ka vanematel tüdrukutel jala värisema. Kas räägid endast? Jaa, räägin, et eriti kui on nii-öelda esimene kord, et keegi ei taha häbisse jääda ja üritada anda ennast parim, aga paratamatult see närv tuleb sisse ja täna on meeldivalt palju publikut ka. Jah, tegemist on naiste finaaliga ja võib-olla on see publiku number ka selline asi, millega naised võib-olla ei olegi harjunud siin Eestis. Kuidas on lood Poolas? Poolas, noh, mina mängsin... Jälgid ka praegust klubi ja oled ka mänginud ise? Muidugi, vaatan peaaegu igat Poola liiga mängu. Seal on tihti see, et noh, saal on ka sama, noh, hästi suur, võib-olla nagu 5000 inimest ja sul lihtsalt, no sul ei ole 5000 inimest saalis, et siis võib-olla ei saa arugi, et kui sul on see 2000, siis see tundub nagu tühi. Aga eks seal ka oleneb, närvis oled ikka, eriti kodupubliku ees, et tahad ju alati hästi esineda ja eks see nii-öelda vanusega läheb paremaks, aga ma arvan, et Liis Kivilo, kes on väga kogenud, ma arvan, tal ka ikka nagu ärevus oli sees, et see on nii-öelda tavapärasest ikka palju erilisem mäng. Aga vahepeal on päris mitu punkti taas Rae spordikool Viastoni kontosse kukkunud ja see paaripunktine vahe on nüüd taas 6-15-9 esimeses geimis Rae peal ja saab Silvia Bertens nurgaründaja servima minna. Pihali vastuvõtt on taas üle võrgu, aga hästi tegutseb kaitses Laub, jah, aga ka see pall kahjuks läheb taas võrgu peale ja selle teisega ei olnud seal enam Viimsi naistel midagi teha. Ja Silvelt võib-olla mitte kõige tugevam serv, aga Tallinna Ülikooli libero oli ikkagi raskustes ja lõpuks Rae selle punkti jälle võttis. On siis hakanud mängima ka teise liberoga Elisa Ahjuperaga number 5. Aga hästi võitlevad Rae tüdrukud. Allorg ja piki piiri ja väga palju ruumi jättis Lepp seal piiri ründamiseks. Just, et see on liiga palju piir lahti, eriti vasakukäelisele mängijale. Ja nüüd Sten võtab time-out'i. Silvialt hea, väga hea lühike serv sinna. Ja meie kuulame ka Esnat. Paula, ole valmis jooksma, see lühike pall on sinu oma, eks. Kui tuleb terav serv, võtame selle eesmärgi, et ta jääks endale poole. Ärme üle mängime seda palli, eks. Täpsi. Ja need pallid, mis lendavad üle, kogu võistkond liigub vastu, oleme valmis mängima, lihtsalt saame seda teist võimalust uuesti. Ja julgelt, läksime. Selver! Tee uuesti. Tule korra ära. Terava serviga. Ega sellises olukorras ei olegi muud kui ainult julgustada. Jah, on olnud mõned sellised nii-öelda valikud, mille tagajärjel on Rae punkte saanud, näiteks see sama viimane, kus Lepp jättis pea paar meetrit ruumi seal plokis Alloru vastu, aga üldiselt sellised julgustused on need, mida eriti just nooremad mängijad vajavad. Aga hästi praegu Ahjupera saab sealt veel palli kätte ja päris ebamugavalt suunas Kuuska jaladmaas rünnakuga selle üle, aga nüüd hanitab Allor, kes on päris teravat rünnakut näidanud ja selleks Ahjupera valmis ei olnud. Silvialt jälle lühike serv, praegu oli läbi trossi võib-olla rohkem õnnetus, aga siiski väga hea serv ja kohe seal sidemängija toonis 2, et mäng on häiritud, keegi teine peab tõstma ja väga head servid. Ja Hundi peale läheb, võtab Ahjupera tõstmise enda peale, väga lühikeseks see jäi, aga plokk oli võrgus, nii et punkt Tallinna Ülikool Viimsile juurde.
no tegelikult ka võib-olla see viimane olukord, kus Ahjupera võttis tõstmise enda peale, tegelikult Sokolov oli tal täpselt kõrval ja no, see rünnak iseenesest oli ju kenasti käes Tatrikul, aga võib-olla just need tõstetäpsused on olnud ka need, kus juhul, kui Sokolov ei tõsta, on olnud ründajatel väga raske ja nüüd Sokolov ise ka servimas, väga hea serv, peit väljakust väljas, ilus kõrge tõste Allorule, kes pidi parema käega hanitama, nüüd uus võimalus Lepp ja kas taas oli kätepuude? Ei, sel korral ei olnud, aga Lepp läheb väga julgelt otsima seal puhtalt käsi. Ma ütleks, et väga hea lahendus jälle, et õigesti nii-öelda sul on, millest me nüüd rääkisime, sul on Kristel ja Liis seal ees, kes on väga-väga nii-öelda hea plokituo ja seega seal muud ei olegi, kui proovida kätest välja lüüa, et ma ütleks, et Sandralt õige lahendus. Aga servi vahetus ka Rae spordikool Viastoni poolt Ragne Rahuoja siis Triinu Lambi asemel servima on tulnud ja samamoodi väga pikk tera planeeriv serv vasakult käed tuleb ja kohe lähebki vastuvõtt üle võrgu, Liis Kivilo ei jäta seal midagi juhuse hooleks ja väga õnnestunud vahetus Tatriku poolt. No see võrgupealne pall oli küll maasikas, et need tekitavad alati hea tunde ja siuksel karikafinaalis ma arvan eriti meelde jäävad on siuksed kõvad paugud. Ja vaatame, kas saab ka uuesti ei. Tuleb vahetus ka Tallinna Ülikool Viimsi poolt. Sandra Lepp tuleb väljakult ära ja tema asemel siis Siret Kaukver number 3. Vaatame, kuidas, kas Rahuja läheb kohe Kaukverit otsima. On siis vaid 16-aastane Kaukver, nagu väga paljud Tallinna Ülikooli naised, aga suurepärane vastuvõtt kohe esimese asjana ja Ave Kuusk. Ei tea, kas ei näinud, et tal on seal üks plokk, aga see üks plokk on Kristel Allorg ja selle vastu ei saa seal silmad kinni lööma minna. Täpselt, et Avelt võib olla natukene siuke rumal lahendus, et pall oli võrgu lähedal ja lihtsalt võiks öelda, läks silmad kinni, et üks vasakukäeline pani teise vasakukäelise kinni. Aga Rahuajal taas super serv ja nüüd on pall võrgu peal siiski mitte, Hunt annab sõrmedega lihtsalt üle. Bertans jookseb sealt veel tõstma, Kivilo võib-olla natukene segas, aga Peidi rünnak tuleb plokist tagasi, uus võimalus, nüüd on natuke mugavam. Hani keset väljakut, selleks Sokolov oli valmis. Kuusk veidi pikaks läks sealt, aga vasaku käega on päris mugav klattida. Ei saanud praegu Ave Kuusk tagasi teha Kristel Allorgile plokis vastas, sest et Allorg hanitas ja need Alloru hanid on täna toiminud. No kohe ma ütleks, et on näha, et Viimsil ei ole võib-olla kõige kogenum libero, et palju võrgu peal Kristel läheb parema käega hanitama, et tal ei ole seal palju võimalusi, et libero võiks seda näha. Aga 20-20, nüüd on küll vahe juba päris suureks kärisenud. Ja eksib veel rünnakul siin Kaukver. Noor mängija saab siin oma esimesed tuleristsed ja vahetab Tallinna Ülikool Viimsi veel väljakule, on tulemas Simona Sova Ave Kuuse asemel ja Simona Sova natukene näeb eksinud välja, aga tegelikult ka tal on väga hea suur õde eeskujuks Johanna Sova, kellega oled sina koondiseski koos trenni teinud ja Simona Sova siin samamoodi vanust vaid 14, aga pikkus 185 centimeetrit, nii et igal juhul võib öelda, et võrkpalli tulevik Eestis on helge ja samal ajal Ragne Rahuoja kontosse tuleb ka üks äss juurde, nii et 20-40 ja me oleme jõudnud naiste karika finaalis esimese gamepallini ja Ragne Rahuoja, kes on saanud siin ka mitu servi järjest mängu panna, on siis see au pall mängu panna. Taas super serv ja vastuvõtt otse üle võrgu, kas nüüd lõpetab selle game'i ära ja Liis Kivilo lõpetab selle game'i. 20-50 on esimene game naiste karika finaalis lõppenud ja saame näha juba õige pea, kas Tallinna Ülikool Viimsi suudab end koguda. Tõsiselt head kingitused leiad Teliast. Külasta meie e-poodi või astu läbi esindusest ja vali kuuse alla kingitus, mis paneb su lähedaste silmad särama ning aitab neil veel edukamalt töötada, suhelda või oma hobidega tegeleda. Tutvu kõikide jõulupakkumistega just praegu ka tõsiselt heade hindadega. Telia.
koolis. Rajad teed Viaston. Rae spordikooli Viaston võrkpalliklubi toetab Excellent äritarkvara, sinu äritarkvara partner. Meeste ja noorte võrkpallikoondiste peasponsor Granul Invest. Võrkpalli edulugu toetab Coop Pank, meeste ja naiste koondise suurtoetaja. Top-auto viib Kupraga võrkpalli tippu. Võrkpalli veab HRX. Eesti koondise võrkpallurid hoiab tervena Nordaid. Spordi terviseks. Värska originaal. Oleme tagasi Unibet Arenal ja naiste karikafinaal 2025. aastal saab jätkuda. Esimene game on lõppenud. Rae spordikool Viaston kallutas selle tulemusega 25-10 enda kasuks ja Kristiine, seal on vist päris sügavad põhjused taga, miks see game sellise seisuga lõppes? Jah, ütleme pluss-miinus on -6 ja positiivne vastuvõtt on 9%, mis on, ütleme siit tempot on võimatu mängida. Ja oma vead, et ma loodan, et nüüd esimene nii-öelda hirm on möödas ja noored Tallinna Ülikooli tüdrukud nüüd saavad nii-öelda julgelt hakata mängima ja korralikult, ega ei ole see ju Rae ka lõppude lõpuks mingi vakifpank, et siin nende vastu annab mängida küll ja lihtsalt omad asjad korda saada, et ma arvan, et see teine game tuleb meil palju huvitavam. Aga kui siin rääkida korraks veel suurimatest punktitoojatest. No Kristel Allorg, 5 punkti, rünnak 9-4, 44%, et diagonaalründe kohta täitsa okei. Aga teine game on alanud Silve Bertensi serviga. Lepa vastuvõtt on juba oluliselt parem, kui ta oli alguses ja kohe esimene punkt Tallinna Ülikool Viimsile. Sten Esnal on pöial püsti, kenasti plokist välja löödud. Just, väga hästi Ave Kuusk oma vasaku käega nete sealt plokist kõrgelt, et loodame, et see on nüüd tasavägise teise game'i algus. Ja Paula Laub, temporündaja, kes esimeses game'is takerdus oma esimese servi taha ja nüüd taas, kas Saapel Allorg saab antud üle küll, aga Katriin Põld saab proovida enda sidemängi oskusi ja Raili Hunt ei saanud seal blokipuudet, mida ihkas kätte, nii et seis on 1-1. Muidu hea lahendus, aga vist natuke läks out'i, et tegelikult ju õige, et plokk veetis piiri lahti ja ma arvan, et Raili proovib veel kord, et see oli tegelikult õige lahendus. Ja Lamp eksib servil. Tuletame meelde, et esimeses game'is Rae läks suisa 6-0 alguses juhtima ja kui vahepeal seal oli vahe vaid 2-3 punkti, siis väga nii-öelda väikestest olukordadest hakkas taas kärisema ja lõppseis 25-10 räägib enda eest, aga Ave Kuusk ka juba päris palju aastaid kogemust siin Balti liigas ja usutanud ka koondise hõngu. Jälle kahju siuke võib-olla natuke mõttetu viga, et kui ei tunne ennast nagu kõige paremini, et pane lihtsalt serv praegu üle, et need oma vead tapavad tihti seda emotsiooni, et ja Allorg ja lühike serv ja Lepal olid küll käed alla, aga sealt kohast madalalt tsooni 4 võrgu alla lendav pall, ei olnud seal Hundil ka võimalust enam midagi päästa. Väga hea serv Kristelilt, et ma arvan, et see ongi neil võib-olla Raigoga kokku lepitud, et proovitakse lühiket servi ja võib-olla siis tuleb nüüd jälle pikem, et variatsioon. Aga Lepa vastuvõtt sel korral on kenasti kõrgel vähemalt, Hunt väga kaugele jääb see tõsta ja pall tuleb plokist tagasi, Sokolov
päästis ja seal oli korralik võitlus Kiviloo ja Põld, 2 pikka temporündajat, aga võitjaks jäi praegu Kiviloo, pallivahetus ei ole küll läbi, aga nüüd on, sest et väga kavalalt oli praegu see Peidi Hani täpselt siia tsooni 2 nurka, kus kedagi ei ole. No tegelikult Ave Kuusk tundus, et oli juba seal ploki taga, aga siiski seda Hani kätte ei saanud, et ma ei, mis neil see täpne mänguplaan on, et seda peab pärast treeneritel küsima, aga selle oleks pidanud Ave kätte saama kindlasti. Ja taas pikem serv Allorult, Sokolov jõuab seda tõstma, pigem ka ei anna sealt kõrget, aga Hunt eksib, küsivad Tallinna Ülikooli naised sealt plokipuudet, meie saame vaadata kordust, aga esmapilgul tundus küll, et plokk jäi päris kaugele sellest rünnakust. Jällegi kauge tõsta, raske neid käsi sealt leida, et võib-olla peaks proovima pikka nurka lüüa, et 6 peale, räägin, raske on sükest tõstet lüüa. Ja Alloru serv on taas raske asi, mida mängida, aga väga julgelt läks Kuusk tagantliinist ründama ja selle tasuks ka 1 punkt juures. Väga hea serv oli jälle, aga TLÜ suutis sealt ikkagi punkti välja võluda, et Ave Kuusk oma vasaku käega seal, vasaku käelist ongi ebamugav blokeerida, et siin natukene Liisi käed olid kaugel. Aga pool tööd tegi ära ka Raili Hunt, kes päris kaugelt pidi selle tõste sooritama ja sai hästi hakkama nüüd Kuusk hästi ka kaitsees. Lepp jääb kaugele see ja ei olnud üleliia palju võimu. Plokipuude oli selline, et sai kenasti raeselt edasi mängida. Pihäl kaitses, uus võimalus, Kuusk taas tagantliinist ja seal on plokk ees, aga Sokolov super koha peal julgestuses. Lepp annab sööduga üle ja see oli piisav, et Peit rünnakust välja võtta ja nüüd on küll omajagu segadust mõlemal pool. Sokolov esimene puude, Kuusk taas on olnud tagantliinist praegu hea, aga see ühene ploki pidurdus Peidi poolt oli super ja nüüd taas söödumäng, selline näod naerul ja Sokolov lükkab üle, aga Tatrik oli selleks valmis, ei ole see punkt läbi. Kuusk annab Sokolovile kätte, Katriin Põld ühte jalga, aga ei klappinud, pidi hanitama ja Tatrik oli ploki taga. Nüüd ebaõnnestub totaalselt Vilemi tõste. Kas nüüd Katriin Põld saab selle palli vahetuse ära lõpetada? Ei, Bertans on kaitses ja ise Vilem lükkab, aga seda oli päris lihtne ette saada. Taas Katriin Põld ja paneb õigel hetkel pea alla ja see oli nüüd küll tänane pikim pallivahetus ja lõppes Tallinna Ülikool Viimsi võiduga. Tõesti väga heas mõttes pikk pallivahetus, aga teisest küljest palju on ikka praaki, eriti kui tõstab keegi, kes ei ole sidemäng ja tõstad on kaugel, siin Ave Kuusele ka tahand liini 5 meetri peale, et seda on raske lüüa, et kui keegi teine nii-öelda tõstab, siis peaks olema täpsem ja andma oma ründajale paremad võimalused. Raili Hunt said nüüd mõlemad naiskonnad korraks käed põlvedel puhata peale viimast rallit ja Allorg, seal on plokk peaaegu ees. Põld ja Lepp seal siis olid ja oligi vist Lepa käed, kelle puutest see pall lendas päris ebamugava koha peale, täpselt ploki kõrvale, aga Tallinna Ülikool Viimsi poolele. Jah, eks seal oligi, et ma arvan, et Melissa arvas, et Katriin võtab selle, et siis sidemängija peab esimest puudet tegema, aga väike kommunikatsiooni error. Ja Peit taas lühike serv, Katriin Põld nüüd oli natuke mugavam, aga jäi vist ise väga võrgu äärde, ei saanud sealt korralikult rannet peale panna. Bertans, Kuusk võtab selle rünnaku kaitses üles. Lepp ja nüüd läks päris kiireks see tõste, aga plokist tuli pall tagasi ja Sokolov vasaku käega sidemängijana on seal teist palli päris mugav lüüa. Aga Rae spordikool Viiaston toimetab palli siiski teisele poole. Uuesti Lepp natuke venitas seal samme ja päris kaugelt oli see käsi üleval, aga väga hea koha peale suunatud Hani. Hästi ja nii nagu näha oli, siis Katriin Põld peaks olema üks ohtlikumaid ja Rae hüppab talle 2 plokiga, ehk siis nurgaründaja tempo ja siis Sandra Lepp jääb sinna üksinda, aga hetkel väga hästi lahendas ja Liis ei jõudnud sealt plokipuutele ka alla, et eks siin on see valikute küsimus, kellele 2 plokki, kellele 1, et tänapäeval võrkpallis need tõsted on piisavalt kiired, et sa ei jõua igale poole. Ja tundus olevat päris hea kiire serv Põllu poolt, aga üksjagu auti ta ikkagi lendas ja Rae naised ei hakanud isegi liiga palju liigutusi tegema, vaid lasid julgelt palli lauti lennata. Katriini, ma arvan, lemmik servi suund oli, aga seekord natuke auti, aga muidu väga hea kiirusega. Ja Kiviloo taas lühike serv, Laup võtab vastu, super vastuvõtt Lepp ja kas nüüd saab Lepp kõvasti ja saab Lepp kõvasti rünnata. Nii-öelda kirsiks tordil oli Rae plokk võrgus, kuigi tegelikult Lepa rünnak jäi iseenesest mängu. Jah, pall oli üleval, aga siuke tehniline praak, et nendest pallidest on kahju, et kui ise ka mängid ja kaitses tood ulme võib-olla hea rünnak üles ja siis keegi on seal võrgus, et see on lihtsalt, teeb natuke tuska.
aga sellest kindlasti saavad Rae naised üle. 7-6 Rae poolt vaadatuna siis Sokolov servis, Bertens väga kõrge hani, Sokolov lausa istus ja ootas seda seal. Lepp on ka leidnud nüüd erinevaid rünnakuid üles. Sealt praegu punkti ei võtmata, Bertens läks kõvasti ründama ja väga napilt outi. No meil oli praegu siin väga hea nurk, et seda näha. Aga see on korduse koht. Ma ütleks, et oli out. Ja Raigo Tatrik laseb selle pallivahetuse lahenduse üle vaadata. Vot see on täpselt selline nii-öelda koht, nagu seal igasugused need tipptasemel vaidesüsteemid näitavad, et kui see pall nii-öelda pannkoogiks sinna lendab, siis ta võib selle piiri ära puutuda ja umbes taoline rünnak tundus olevat küll, kuigi tõsi, Bertens ei läinud seda palli pannkoogiks lööma praegu, aga saame juba õige pea targemaks, kas vilksamisi puutus pall piiri ära või mitte. Ja selle kohta kohe näeme ka kohtunike otsust, aga võib ju olla täitsa piiri peal või? Võib-olla, ma ütlen ausalt, et siit nii-öelda laivist tundus, et oli kindel out, aga siin korduses võib-olla tõesti puutus ära. Nüüd on kohtuniku otsus. Ja esimene vaie kohe nõuab üksjagu pea nuputamist. Ja mis on siin Unibet Arenal kindlasti väga fantastiline võimalus on see, et ka kõik need pealtvaatajad siin areenil saavad näha neid kordusi siit laajalt suurelt kuubikult ja Jaanik Unt on oma otsuse teinud, pall on sees, Silve Bertens saab siit rünnaku ja Bertens igaks juhuks läheb, kontrollib üle ka asetuse, et see oleks õige. Teine siin nii-öelda reeglite muudatus, mis siin on paaril hooajal vaikselt kanda kinnitamas, on see, et sa ei pea paiknema siis nii-öelda oma asetuse päris koha peal, kui on sinu serv. Kristiine, kuidas sul sellega harjumine nii-öelda läheb? Kas tundub nagu loogiline tegevus? Tundub selles mõttes loogiline, et nii-öelda hoiab aega kokku ja ei pea jooksma, aga teisest küljest see suvi tuli alles ja võib-olla alguses oli natukene hirmutav, et kohtunik Soomes pidi meile kogu aeg ütlema, et te võite minna. Ja sama on see, et ei tohi käsi hoida enam kõrgemal kui õlad ja seda ka kohtunik pidi pidevalt meelde tuletama. Et natuke lihtsalt läheb harjumist, aga ma arvan, et on head reeglid. Ja siit Sandra Lepp, kui viimases pallivahetuses tõmbas plokis käed eest ära ja sealt kavaldas Bertensi üle, siis nüüd paneb ka hüppelt jõuserviga ässa, nii et on siin Lepp päris heasse hoogu tõusmas ja vaatame, kas siin Raili Hundi kõrval ka nii-öelda hakkab neid punkte erinevatest olukordadest tulema. Taas hea serv, peidi vastuvõtt ka korralik, Allorg hanitab ja no Allorgi tugevus kindlasti on see, et ta on võimeline palju hanitama, aga ka väga erinevates suundades ja seda lõplikku suunda võib ta pikalt varjata. Just Kristel Allorg minu arust on Eesti liigas üks parimaid hanitajaid. Parameetritelt üks parimaid mängid, selles mõttes ta on pikk, tal on hea käeulatus, hüpe, et ma olen siin nalja teinud, et võib-olla peaksid välismaale uuesti mängima minema, et ma arvan, ta saaks kindlasti hakkama, et teda on hea vaadata, ta näeb nagu võrkpallur välja. Peit, pikk Hanilepp on selleks valmis. Sokolov päris kiire tõste Ave Kuusele tsooni 2, ühene plokk ja ka Sten Esna hakkab vaikselt emotsiooni üles saama. 9-9 peale Kuuse suurepärast rünnakut. Just siin on nii Ave kui Melissa, et siin hakkab, ma arvan, siin hakkab see nii-öelda emotsioon mängima ja tüdrukud on julgemad ja kui mida rohkem õnnestumisi see lumepall hakkab veerema ja siin 9-9 on juba täitsa kena seis. Paula Laub taas peidi peale. Vilem peab seal päris palju samme tegema selleks, et sinna jõuda ja kas Allorg eksib? Siin on taas huvitav vaadata, palju see pall siis audis oli, sest et kui Allorg hakkab eksima, siis see võib ka seda Rae enesekindlust natukene vankuma lüüa. Jällegi kõrgelt löödud, muidu hea suund natukene väljas, et ma ütleks, et praegu Kristel tassib seda Raed, et võib-olla Nette ja Silve ei ole nii palju panustanud, aga ütleme, mäng on veel noor. Ja läheb selle taustal ka Paula Laubi serv pikaks, Ragnar Ahuoja taas Triinu Lambi asemel servima esimesest geemist ja üldse Rae nii-öelda käekirjast tuttav vahetus, aga kui me siin juba emotsioonist rääkisime, siis minu meelest on väga äge, et need treenerid, kes siin täna ongi just Sten Esna ja Raigo Tatrik ja ma arvan, et need on kaks emotsionaalsemaid treenereid siin Eesti
liigas ja ei absoluutselt nii-öelda hoia ka tagasi. Tõsi, Tatriku puhul on rohkem seal seda nii-öelda ka töötuselementi sees, aga emotsioon loeb ja see on oluline. Kindlasti, et Sten võib-olla alguses on siuke hästi vaos hoitud, aga kui hakkab niimoodi, tiimil hakkab hästi minema, siis ta laseb selle looma nagu järjest rohkem välja. Et ja Raigo, ma tunnen, tal oleneb päevast, et praegu ta on üsna rahulik isegi, aga seal euromängudel oli ta ikka, seal ta ikka päris palju pahandas kohtunikega ja vastastega ja seal nii-öelda pilgud mängisid. Aga Piheli pealt taas Rahu ja kontosse üks äss juurde. Nii palju, kui ma olen sellel aastal vaadanud raemänge, siis minust Ragne on alati väga hästi tulnud sisse ja ta servivahetused on toiminud ja et ülivajalik mäng ja saad ta peale alati loota. Jah, Ragne Rahu ja siis TalTechi naiskonnas möödunud hooajal mängis. Eesti meister. Ja valitsev Eesti meister tõepoolest. Nüüd hästi luges Sokolov Kiviloo Hani suunda, Ave Kuusk taas, no täpselt Sülle Vilemile, muidu täitsa korralik, nüüd natukene errorid seal ka rae tõstjate suunas, siis kui Vilem seda teha ei saanud, Hunt ja Hunt pikalt diagonaali, on nüüd Hunt otsinud seda piiri ja et või mis nurga see ranne täpselt olema peab, et need pikad löögid sisse kukuks ja nüüd võib-olla leidis. Super löök, et sinna taha nurka 5 peale, see on siuke, räägin jackpot, et seal ei ole ühtegi kaitset, et kui sinna, ei ole, seal lihtsalt tuleb plaksutada, ei ole seal blokil ega kaitsel midagi teha. Ja Rahu ja serviseerija selleks geemiks on tehtud, Triinu Lambiga tagasivahetus samamoodi ja Ave Kuusk servimas. Bertensi vastuvõtt 3 meetri peal, Allorg pigem läks koksama ja nüüd Ave Kuusk sai sinna 1 käe alla. Kuidas sulle tundub, kas seal oleks saanud tegelikult ka nii-öelda korrektselt 2 käega seda lööki kaitses mängida? Ma arvan, Ave oli natuke liiga ees, et tõste jäi kaugeks ja liiga ees oli, et kindlasti tuli kehasse, et ma arvan, et ta lihtsalt kohavalik ei olnud võib-olla kõige parem, et löök iseenesest ei olnud ju super tugev. Ja 13-11 tasavägine game jätkub Piheli peale, taas läheb, kas saab Ave Kuusk tagantfinist rünnata saab ja taas ja päris julgelt läks praegu Kuusk isegi Kiviloo ploki pealt seda lööma. Jah, tõste lühike, võib-olla raeplokk, natuke liiga on tennis ja sealt nii-öelda võib-olla isegi poleks pidanud hüppama sinna, et tal ei olnud väga ees see tõste, et Liis pahandab seal natuke netega ka. Aga nüüd paneb Hunt väga hea servi ja sisuliselt äss saab seal peit küll teise puute ka tehtud, aga lootusetu oli sealt see pall praegu tagasi tuua. Raigo jäi natuke ette, et nette läks järgi küll, aga seal oli väike takistus. Eks aastaid on ka juba Turjal nii palju, et need reageerimised jäävadki üha aeglasemaks ja võtavad aega, aga Hunt nüüd lühikest servi panemas on, Kiviloo sai vastuvõttu näidata ja nüüd taas võib-olla üks selline olukord, kus tegelikult on täitsa kaitses mängitav pall, aga natukene kehasse, natuke ebamugavad, võib-olla need kaitsekohad ei ole nii täpsed. Plokki polnud, Kristel Allorg lõi koha pealt ja pall seina, et jällegi kaitses ebakorrektne kohavalik. Ja nüüd jääb põllule Sokolovi tõste selgelt madalaks ja on sunnitud põld hanitama. Bertens, põllu pikad käed jäid natukene liiga püsti, muidu oleks seal täitsa korralik plokihõng olnud. Hästi liigub Hunt kaitses, Kuusk lendab natukene pikaks see tõste, aga Kuusk on juba püsti. Bertens poole teise ploki vastu, Hunt seisab nüüd kenasti taas kaitses. Lepp pidi päris kaua ootama ja Bertens näitab, et oskab akrobatikat ka. Allorg taas kindlasti mitte kõige tugevam rünnak, Hunt tsoonist 6. Natukene ootamatult võib-olla see tuli, Bertens kas nüüd lõpetab ja lõpetab Sokolovi plokist, lükkab selle palli outi. Bertensilt väga hea lahendus, pall võrgu peal, pole sellega muud teha kui kätest välja ja väga hästi. Ja seal tuli see kõrgustega vahe ka selgelt välja, põld ja Sokolov koos plokis, siis Sokolovi plokk on seal ikkagi silmnähtavalt madalam. Just, ja Silvel on hea hüpe ka, et sealt tema jaoks on see probleem. Taas peit lühikest servi, Lepp ja nüüd väga pikaks endasse tõste, õnneks Lepp ulatus seda veel tegema ja teine kord järjest, kas nüüd on natukene mõtlemisainet, kelle käed seal siis nii-öelda viimasena palli puutusid? Mulle tundus, et tegelikult läks Silviast antenni, et see ei puutunud plokki, aga kohtunik arvab vist teisiti.
tundub, et jah, see on võib-olla kõige parem nurk nüüd. Seal oli ikka täitsa õige otsus, Sokolovi puutes siis pall antenni lendas. Taas Pertens, aga nüüd lendas täitsa pikaks see, aga super lahendus Pertensilt, sest et Lepp on väljas ja Sokolov pidi palju vaeva nägema, et tõsta saada. Ja kas jõuab Kuusk päästma? Jõuab! Lepp annab palli lihtsalt üle, nüüd on võitlust küll mõlemalt poolt. Kas uuesti Kiviloo? Uuesti saab ja no nüüd oli seal nii-öelda palju ebaõnne koos. Lepp oli täitsa keskele ära liikunud ja ei jõudnud plokki, aga väikese hüppe tegi, samas Pihel jäi lihtsalt kaugele, nii et täpselt 2 mängija vahele. See, ma arvan, ongi see nii-öelda, mis tähendab see Rae mängijate kogemus, et ei ole vaja täiega panna. Näeb seal, et nurk jäi hiljaks, väike Hani, libero oli taga. Aga 13-17 on Viimsi taha jäänud ja kuulame Raigo Tatrikut. Või vabandust, Enn Eesnat. Pulss alla, üdame tagasi, punkt korraga, võtame selle ära. Oleme valmis, nad jälgivad seda, Raili, sind 2-ga. Tõmba enda peale. Sandra, sa pead maha lööma või paibist, eks. Nad tulevad praegu, Liis tuleb Kätsiga kaasa. Tavai, tüdrukud, läks, valmis lühike vastuvad ka. Selver, tavai, 1 punkt ära ja oma serviga paneme juurde. Läks, tavai, saame. Kristiine, kui sulle öelda, et sa pead ära lööma, kas see on kannustav jõud või võib-olla natukene paneb muretsema ka? No ütleme, et see ei ole võib-olla kõige nii-öelda adekvaatsem asi võib-olla mida öelda või noh, ma lõppude lõpuks ju kõik tahavad selle palli maha lüüa, et mõnes mõttes eriti noorele mängijal võib-olla paneb pinget, aga samas annab ka vastutust, et no vaatame, kas tõsta läheb sinna Sandra Lepale. Vastuvõtuga saab igal juhul Lepp hakkama, 6 tsoonist 6 ja seda rünnakut oleme täna näinud ja ka edukalt, aga praegu keeras küll 6 meetri jagu liiga paremale siis siit. Tõsta natuke lühike vasaku käega, seal ei olnud väga palju seda nii-öelda platsi ruumi, et seal 5 peal lihtsalt sai plats otsa, et võib-olla oleks pidanud hanitama. Peit nüüd pikem serv Piheli peale, aga Sokolov saab päris mugavalt tõsta. Lepp ja Lepp läks nüüd praegu ära lööma, aga seal oli Liis-Marii Vilemi käed ploki sees ja ühese ploki, väga efektse ploki saab Vilem praegu enda kontosse. Ma ütlen jah, väga hea töö Vilemilt, aga teisest küljest Sandra läks lihtsalt otse 6 peale lööma, et ei olnud seal võib-olla suunavalikut, et see on, mida ma näen palju ka koondises meil, et tihti lihtsalt minnakse ründama ilma mõtteta. Kas ka viimane põllurünnak võis olla seda laadi? Tõesti ei olnud mugav, tundus, et vist oli 2 plokk ka, et kui pall selja taga võib-olla oleks võinud panna mingi targa Hani sinna, et natuke palju on selliseid lihtsaid vigu. Ja Siret Kaukver taas mängu tulemas ja taas Sandra Lepa asemel ja tundub küll, et võib-olla Lepa jaoks on natukene see närviga ja närv on suur ja võib-olla sellega toime tulemine on natuke raske, samas on Lepp näidanud väga ilusaid liigutusi täna, aga just see stabiilsus on see, mida Lepal täna tundub, et ei ole. Peit lühike serv Piheli peale ja see lühikese pika serviga mängimine võib-olla, et on isegi üks tänaseid Rae edu võtmeid. Rael, ma näen, on siin vist juba 5, 6 äss ja võrreldes Tallinna Ülikooliga, no on ka 4 ässa, et selles mõttes võib-olla see nagu subjektiivne tunnetus räägib, et Rael võiks neid asjasid oluliselt rohkem olla, aga tegelikult Tallinna Ülikool on ka kenasti servijoone taga toiminud ja Kaukver võtab siit punkti ära ja ei jäta ka tähistamata. Tubli noor mängija, hea meel, et Sten Esna annab nii-öelda paljudele mängijatele seda kogemust ja et lõpuks tal ei ole midagi kaotada ja las need noored saavad siin selle esimese tunde kätte. Ja 14-21 Katriin Põld on siin saanud ka erinevat servi lüüa, on ka kohati eksinud. Aga nüüd väga hea serv ja lähebki ässaks Pertensi peale, tsoonist 5, tsooni 5, nagu oled öelnud, väga meeldib Põllule see suund. Ja see on Katriin Põllu lemmik servisuund, sellega teeb pahandust, oskab nii-öelda lühemad vajuvad panna kui ka pikka sinna taha nurka. Et ma arvan, et Silvia, no õige lahendus tegelikult ülevalt proovida võtta, aga lihtsalt hetkel läks näppudest läbi. Ei pane hullu servi! Kuule, Liisil on see noor tüdruk seal vastas, julgelt sealt ära või kui on kaugemalt Silvia lahendab. Lähme lööma seda palli. Kui saame. Davai, esimese palliga ära kohe lahendame selle olukorra. Noor tüdruk Kaukver siis oli Tatriku kõnealune inimene ja
on ta siis Liis Kivilool hetkel vastas tõepoolest ja no vaatame, kas põld jätkab sinna peidi peale tsooni 5 servimist. Ei, Silvia Bertensi peale. Või vabandust, jah, Bertensi peale. Ma arvan, et jätkab. Miks siin ikka muuta, et kust saab võtta, sealt tuleb võtta. Ja hoopiski Tatriku peale läks see serv Kiviloo ja ei olnud seal Kaukver sugugi kaugel oma plokist ja natukene ise vaatab järgi ka. Noor tüdruk pani peaaegu Liisi kinni, et selles on tubli. No on ka Kaukveril pikkust üks jagu, 179 sentimeetrit ja noh, iga on selline, et vabalt võib siin natukene juurdegi visata, aga Liis Kiviloo 22-15. Pihelil taas vastuvõtt 3 meetri peal ja nüüd Laub võimles seal üks jagu, et pall mängu jätta. Ahve Kuusk nüüd kohe üldse ei olnud valmis selleks, aga sööt oli piisavalt hea, Allorg on väljas mängust. Ja üllatab siin veel vastane ja üllatab ka Sokolov, aga selleks olid raenaised valmis. Bertens, plokipuude oli seal ja Pihel küll sirutas, aga 160 sentimeetriga see siru ulatus ei ole selline, et ulataks veel sellegi pallini. Ja ma ütleks, et hea tegelikult plokipuude oli ja pall maandus sinna 5-6 vahele. Et võib-olla Raili Hunt, jah, okei, neil mängitakse 6-1, et see ikkagi oli vist libero vastutus. Kiviloo uuesti nüüd paneb ikkagi päris teravalt seda servi juba, aga Kaukver saab väga hästi hakkama ja nüüd selline väga rannalik koks, aga sellest praegu piisab, sest et mitte keegi raenaistest ei olnud valmis seda ebamugavat võrguripsust tulnud palli edasi mängima. Tubli, et sai enda esimese punkti vist kirja. Väga hästi, et äkki nüüd Sandra Lepa koha täidab ta ära ja Sten Eesna usaldab ta äkki ka järgmiseks game'iks nii-öelda algkoosseisu. Sokolov servimas, aga tõepoolest Kaukver on tulnud päris julgelt peale siin võrreldes võib-olla osade noormängijatega ja nüüd tegelikult väga hea puude Pihelilt liikumise pealt sai veel rusika alla, aga ei olnud seal Kaukver valmis, et pall nii teravalt tema suunas lendab. Tegelikult õige, et nurk pidi hüppama koos temporündajaga ja sul jääbki siis nii-öelda diagonaal sinna, jäädki natuke hiljaks, et tegelikult jõudis nii kaugele jõudis ja liber oli käsi all, et selles mõttes kõik õigesti. Ja tundub, et veel üks servivahetus Rae spordikool Viastoni poolt. Annabel Latik särgi numbriga 16 on siis tulnud servima. Pihelilt hea vastuvõtt, Kaukver tsoonist 2 ja lööb Kaukver kenasti ära sealt, nii et vaatame, kas võib-olla Kaukver ongi see jokker täna Tallinna Ülikooli ridades. Esimene gamepall on Tallinna Ülikooli poolt päästetud. 17-24, nüüd saame näha, kui külm see Kaukveri närv päriselt on. Väga julgelt läks seal ikkagi Bertensi ühese ploki vastu ründama. Kaukver ja lõpetab Kaukver sellise servi veaga teise game'i. 25-17 on Rae spordikool Viaston selle võitnud naiste karika finaalis ja vaatame, mida toob meile kolmas game. Tõsiselt head kingitused leiad Teliast. Külasta meie e-poodi või astu läbi esindusest ja vali kuuse alla kingitus, mis paneb su lähedaste silmad särama ning aitab neil veel edukamalt töötada, suhelda või oma hobidega tegeleda. Tutvu kõikide jõulupakkumistega just praegu ka tõsiselt heade hindadega. Telia. Võrkpallis rajab teed Viaston. Rae spordikooli Viaston võrkpalliklubi toetab Excellent äritarkvara, sinu äritarkvara partner. Meeste ja noorte võrkpallikoondiste peasponsor Graanul Invest. Võrkpalli edulugu toetab Coop Pank, meeste ja naiste koondise suurtoetaja. Top Auto viib Kupraga võrkpalli tippu.
võrkpalli veab HRX. Eesti koondise võrkpallurid hoiab tervena Nordaid. Spordi terviseks. Värska originaal. Jätkame siin Unibet Arenal naiste karikafinaaliga. 2 geimi on peetud ja Rae spordikool Viaston on Viimsi Tallinna Ülikooli vastu mängu 2-0 juhtimas ja kui esimene geim tundus olevat õige kramplik Viimsi naiste poolt, siis teine geim oli mängu juba üksjagu ja tegelikult seda näitab ka statistika. Kindlasti natuke numbrid paranenud, aga mis on siin, ma näen, kohe hakkab silma Kristel Allur 8-5, 62% rünnak. Et see on ikkagi päris nii-öelda muljetavaldav. Nurgad Silvia Pertens, netepeit 33%, Silvia 12, et saan nette ainult 3, et täna netel väga tööd ei anta, aga samas vastuvõtt 75%, et nete hoiab seal seda ja Tallinna Ülikoolil nii rünnaku vastuvõtt 25%, kindlasti peaks seda natukene parandama ja ka rünnaku, kui servi vigu on rohkem, et eks see on see nooruse vead, et ja ka 3. game nii-öelda vaatame, kas paraneb ja Kaukver on ka nii-öelda kuuikus. Jah, tahtsin just öelda, et see on see, millest sa enne rääkisid, et kas Kaukver on teeninud välja siin oma sekkumistega koha algkoosseisus 3. skeemis ja nii on Sandra Lepa asemel, siis Siret Kaukver on koha sisse võtnud. Esimene punkt võib-olla taas natukene siin vaadata selle nooruse kogenematuse otsa, võib-olla oleks võinud seda olukorda ette näha, Kaukver sinna ühe tsooni natuke liikus, viimasel hetkel tegi jälle sammu sisse ja sinna see punkt kadus, aga Kristel Allor teinud täna kõvasti probleeme Tallinna Ülikoolile, aga nüüd esimesest servist annab ise serviveaga punkti ära ja ma arvan, et noored Tallinna Ülikooli tüdrukud saavad küll vähe kergendusega hingata. Jah, seis 1-1 ja noor temporündaja läheb seal nüüd Silvia peale panema servi. Silvia saab laubi serviga väga hästi hakkama ja netepeit näitab, et siin Unibet Arenal on ka need piirid väga hästi selgeks tehtud ja võib-olla tõesti ei olnud kõige tugevam rünnak, aga tugevuse eest lisapunkte ei anta, täpsus on see, mis loeb. Jah, jälle piir lahti, väga hästi keeras sinna, ei olnud seal kellelegi midagi enam teha. Peit ja lühike serv, seda oleme ka täna üksjagu näinud. Sokolov pikk tõste tsooni 4, aga päris palju kõrgust oli seal Pihel. Ja nüüd annab Ave Kuusele ja Hanitab üritas võib-olla natuke pikemalt. Tatrikule see probleem ei olnud. Allorg taas ei pannud korralikult õlga sinna taha. Põllule jäi nüüd see tõste küll päris madalaks ja Ave Kuusk näitab seal Bertensile koha kätte võrgu peal. Katriin Põld täna eelmises skeemis vaatan, et 7 ainult 1 palli ära löönud, et võib-olla Katriin, ega ei ole see vastuvõtt ka kõige parem olnud, aga ma arvan, et ta kindlasti, kui taas hakkab oma mängu käima, siis Tallinna Ülikooli läheb lihtsamaks, et ta on ikkagi, eriti ühte jalga lööb ju väga hästi. Kuuse serv tsooni 1, päris pikalt lendas ja Peit oli veidi raskustes, tõste lähebki täitsa otse üle. Tallinna Ülikooli võimalus nüüd Raili Hunt. Aga Liis Kivila on seal ploki sees ja õige külma näoga juba tuleb sealt plokist tagasi. Harilik tööpäev. Jah, Liis ja Liis-Mari Vilem on ju mõlemad samuti kõrge, et ei ole ainult Kristel Allorg, et ka sidemängija raal on päris pikk ja jällegi ütleks, et otse löödud. Võib-olla Raili peaks otsima seda lühikest diagonaali rohkem, et sealt need sidemängija pealt ei saa. 185 sentimeetrit, siis on Liis-Mari Vilemil pikkust, nii et tõepoolest Viljar Loori lapselaps saab päris mugavalt tegutseda seal võrgu peal. Hästi, nüüd Vilem võitles seal, aga keegi ei mänginud edasi. Ja Katriin Põld jällegi, Melissa üritas kangutada sinna võib-olla mitte kõige mugavam tõste, aga hetkel toimis, et eks ma arvan, Sten Esna andis korralduse, et Katriinile rohkem tõsteid anda, et ta on, ma arvan, üks võtmemängija ja hetkel, ma arvan, ei tee oma parimat mängu.
aga jagatakse kingitusi ühel ja teisel pool, serviviga Tallinna Ülikool Viimsi poolt ja 4-3 punktiga on Rae kolmandas skeemis peal. Liis-Marii Vilem, kellest siin hetk tagasi rääkisime, sai servida Kaukper vastuvõtul, Ave Kuusk rünnakul. Vilemi kaitse jääb päris madalaks, aga Tatrik sai sealt veel reageerida. Kuusk kaitses, nüüd on Sokolovil kõik võimalused olemas, aga Allorg nüüd raputab endale ka tuhka pähe. No see on see kiire reaktsioon ja võib-olla mõte ei jõuagi alati järele. Aga jällegi näeme, üritati Katriin Põllule tõsta. Et ma arvan, et teda on rohkem vaja mängu ja nagu näha, et Melissa nüüd siin viimast pallivahetust on üritanud Katriini leida. Aga võib-olla jah, selline spordikoolilik viga, kui tsiteerida klassikuid, oleks ju tõste lennanud selgelt otse outi. Aga Alloru näpud seal vahel olid. Ja nüüd taas tegelikult võib-olla nagu selline, et mõte jääb natuke taha olukord Alloru poolt. Kas lapib rünnakul selle? Ei, see rünnak jääb mängu. Lamp võrgu peal, pall jääb Rae poolele. Allorg kas nüüd? Ja eksib Allorg, nii et on siin olnud viimase paari pallivahetuse jooksul päris palju olukordi, kus Allorg oleks võinud lasta sel pallivahetusel lõppeda. Ja natuke on puterdamist olnud ja praegu ka Kristel lõi siit täitsa nii-öelda ilma hoota ja võib-olla jah, natukene rumal viga otse 6 pealt outi. Aga 5-4 Tallinna Ülikool on saanud lausa punktiga peale. Pertens oli plokipuude vahel, aga on ka kenasti kaitses olemas. Nüüd Sokolov altsööduga annab palli üle, selliselt ei saa väga palju raskusi vastasele tekitada ja Pertens jäi ka nüüd siin väga suure sektoriga, kuhu lüüa. Ja meil on siin hea nurk, kust näeb, palju plokis jäetakse ruumi ja siin oli jällegi, ma ütleks, et ikka ühe suure mehise sammu võrra võib-olla oleks võinud isegi minna viiri. Ja. Et siin oli täielik kiirtee tal lahti. Pertens ise ka servimas. Piheli peale see serv läheb ja nüüd Sokolov võib-olla igast asendist üritab vähegi põldu leida või vabandust, Paula Laub on seal praegu hetkel ees, aga neid temporündajaid rohkem mängu sisse tuua. Kaukver, kas plokist outi ja nii on väga nii-öelda nibin-nobin trossi pealt see pall ploki ära puutus. Allorg igaks juhuks veel küsis üle ka, et oli seal plokipuude, aga nii on. Just, et võib-olla need Tallinna Ülikooli nurgaründad ei ole olnud nii efektiivsed, et siis üritatakse muid lahendusi leida ja rohkem tempodele anda, et Ave Kuusk hetkel, mul on tunne, üksi tassib seda tiimi, et eks nad peavad leidma mingid lahendused, aga Kaukver on praegu väga hästi sisse tulnud. Ja aga Varlõgina vana nimega, Sokolov uue nimega. Üllatab siin lühikese serviga, aga püsib see pall mängus, Peit. Ja nüüd ka selline võib-olla kvaliteedi näitaja, et ei olegi nii-öelda sellist liigutust, nagu praegu Ave Kuusk tegema pidi, et pall mängu jätta sai otseselt väga ei harjutagi trennis, aga tõepoolest on kvaliteedi näitaja, kas see ühe käega mäng õnnestub sealt võrgu vahelt või mitte. Jah, jälle tempo jäi hiljaks, Netel tegelikult ebamugav pall vasaku käega sealt, aga ikkagi ploki on piisavalt korrektne ja punkt Raele. 6-6 Triinu Lamp servimas. Ja läheb see serv pikaks. Ja nüüd võib-olla ka, kui siin esimese 2 geimi jooksul olid Rae mängijate näod natukene lustakamad, siis nüüd ei ole kuidagi saanud seda vahet sisse mängida ja võib-olla just need nii-öelda punktiga etteminekud saadavad pigem 3. geimis Tallinna Ülikool Viimsit. Aga Siret Kaukver väga hästi täna vahetuses sekkunud noor mängija. Allorg ja plokipuude oli selline, et Kaukver enam ei ulatunud, kuigi on tegu pika mängijaga. See on see, millest ma enne rääkisin, et Kristel Allorg lihtsalt nii-öelda lööb teiselt korruselt. Väga hästi sai võtta hoogu oma vasaku käega nii-öelda üle ploki puude, et super löök ja Kristel lihtsalt, ma ütleks füüsiliselt on üle Tallinna Ülikooli mängijatest. Aga tuleb ka siit serviviga otsa, just tahtsin öelda, et kas võib-olla nagu, kui vaadata Allorgi või sellist tehnikat ka, siis hästi nii-öelda plahvatuslikult jõuliselt läheb peale, kas see on võib-olla selline õpiku näide, mida tuua eeskujuks? No Kristeliga me mõlemad tuleme Viljandist Merle Keerutaja käe alt ja ma arvan, et seal tehnikat õpetati korralikult ja see vasak käsi on ka Krissul, mis on üks kindlasti trumpe. Aga kus hundist juttu, siis hunt on väljakult lahkunud ja tema asemel siis Anna Kontšarova. Alloru asemel Rae spordikool Viiastoni poole pealt on väljakul. Nüüd Liis Kivilooga ei klapi Vilemi tõste kohe üldse, jalad maas hanitas. Kontšarova näitab kohe, et kuigi 2 geimi on usinalt kaasa elatud, on kaitsemäng hea. Kas läheb nüüd Kontšarova julgelt ka lööma? Läheb ja võib-olla oleks, või no üsna kindlalt ütleks, et löök tegelikult oli audis.
aga võib-olla praegu ei taha Tallinna Ülikooli naised neid nii-öelda lihtsaid punkte anda ja otsepunkte anda, seega pigem mängid väikse audi ära, kuigi praegu puude iseenesest oli väga kehv. Jah, ma arvan ka, ei tea, võib-olla oleks sisse kukkunud, aga ei olnud see löök nii tugev, et poleks kaitses kätte saanud ja seda vahetust Goncharova sisse Allorg Väli oleme näinud sellel hooajal veel, et ma arvan, et lihtsalt Goncharova on kaitses parem ja laseb nii-öelda Kristelil natukene puhata ja siis esiliin jälle pannakse Kristel tagasi. Peit ja lühike serv. Ja taas üritab Sokolov mängida vahet Katriin Põlluga, aga lendab see üle, kui siin viimane taoline olukord lõppes sellega, et Allorg puutus üle tuleva tõste ära ja sellega sealt Viimsi punkti sai praegu, siis nüüd Raili Hunt ei olnud tsoonist 4. Ta ei olnud võimalik seda mängu hoidata. Natukene kahju, sellepärast, et Katriin iseenesest ja Melissa on ju palju koos mänginud, et ei ole täna seda klappima saanud. Aga taas punkt Tallinna Ülikool Viimsil juures ja 9-9 on väga ühes taktis kulgenud see kolmas game siin. Väga hästi nüüd Raili Hunt, millest ma enne rääkisin, et võiks proovida rohkem sealt diagonaali lüüa ja hetkel toimis hästi. Kuusk peidi peale ja siin Kivilo üritas veel küünarnukiga palli kuidagigi ülespoole suunata, aga tuleb selliseid apsakaid ka peidile ette, mis sa ütlesid siin teises game'is, vastuvõtt oli ka väga korralik peidil. Ja Nette on üldiselt hästi võtnud, aga praegu oli hea serv ka vajus. Vot kohe vead parandatud. Bertens ripub väga kaua seal õhus ja lõpuks kiire õlaliigutusega sealt ka punkti ära võtab. Ja ei olnudki jälle nii tugev löök, aga õigesse kohta. Ja seal kaitsemängija oli, aga ju siis ei olnud piisavalt valmis. Ja 10-10 taas on Viik majas ja Liis Kivilo servimas. Väga teravalt võib seda servi lüüa, nii on. Vastuvõtt peaaegu oli triivimas üle, aga sai seal Katriin Põld veel vahele. Kas nüüd Bertens sai käed kätte või ei saanud? Näitab Jaanika Hunt, et olid seal käed vahel ja seda liigutust on ka Bertens täna peaaegu ilmeksimatult teinud. Ja tundub, et Melissa seal ei protestinud ka, et ju siis ikkagi oli ja tõesti väga hea lahendus Silvialt jälle. Jah, oli ka Sokolovil kohe käsi püsti, aga Liisi teine serv läheb nüüd võrku. Ja kas võib öelda küll Kivilo kohta, et kuigi siin nii-öelda rahvusvaheline karjäär tundub, et on läbi saanud, siis nii-öelda see nõudmine iseendale ja nii-öelda väga kvaliteetne mäng, see on ka koduliigas jätkub. Ja kindlasti, et ma arvan, et ja mis mulle eriti Liisi juures meeldib, et ma arvan, on väga heaks eeskujuks noorematele, et just siin raes on ju palju oma kasvandik, et see tööeetika ja nii-öelda muidugi ka mängutase, aga just see tööeetika, kuidas ta trenni teeb, et ta ei tule sinna, et ma olen varem mängin nagunii, et selles mõttes Liis, ma arvan, on väga väärtuslik liige raele, mitte ainult mängina, kuid just ka selle nii-öelda võib-olla vaimse poolega ja annab õpetussõnu noorematele. Aga Anna Goncharova on platsilt lahkunud ja Kristel Allorg tagasi ja Silvia Bertens siin nüüd võib-olla senise mängu üks efektsemaid rünnakuid tema esituses. Ma arvan, see on üks näide, miks Silvia Bertens peaks mängima välismaal ja võin saladuskatte öelda, et ma teen siin väikest eeltööd, et Silvia ikkagi läheks siit Eestist minema ja ta ei ole veel nii vana mängija, et peaks siia koduliigasse jääma ja tase on ju kannatab kindlasti, et ma ütleme nii, et loodame, et sul ei ole väga palju mänge enam kommenteerida, kus Silvet on näha, aga eks näis. Saame näha, aga igal juhul põnev väljaütlemine on sündinud siin samas. Ja samal ajal näitab Katriin Põld, et ka tema tase võib-olla ei pruugi see kodune liiga olla. Väga ilus rünnak. Väga hästi seal võeti kahe plokiga ta kinni, tsoon 5, keeras ilusti ühe peale, super. Ja Katriini oleme ka utsitanud siin mitu aastat juba välismaale minema, aga ta millegipärast kange see saarlase veri, et ajab sõrad vastu veel. Nii et saad siin vahepeal kommenteerida, saad mängida agenti, kõik ametid saad võrkpallialaselt läbi proovida, siis just saaks mängida. Praegu ma ise ei mängi, palju on vaba aega, et ma siin üritan
olla muud moodi Jaa, väga kasulik. täpselt, hunt kriimsilm, et siin Audentases olen trennis käinud neid noori vaatamas ja siin raemängudel ja treeneritega olen palju suhelnud, et Eesti võrkpalli elus on päris palju sees olnud. Ja kui siin Eesti võrkpallist veel täna rääkida, siis täna Unibet Arenal said auhinnad kätte ka aasta parimad noormängijad ja noorte treenerid ja aasta parimaks noorvõrkpalluriks valiti Anni Põldmaa ja Andres Jefanov. Nii et õnnitlused noortele ja aasta noortetreeneriteks kuulutati Merle Keerutaja, kellest juba ennist ka rääkisid Raigo Tatrik, Jaanika Jakobson, Tanel Veelo, Marko Vantsi ja Rando Ringmets. Nii et palju õnne kõikidele, kes 2025. aastal on kiitust pälvinud ja ega need asjad ei sünni ju ilma, et need tiitlid kõik teenitakse välja. Anni üle on väga hea meel, et ta sellel aastal oli esimene aasta koondises, sai suurepäraselt hakkama. Et ma arvan, et igati õigesse kohta läks auhind. Aga samal ajal naiste karika finaalis 3. skeemis on seis 14-14 ja see on ainult hea, et mängu jagub ja kvaliteet üha tõuseb. Kristel Allorg nüüd küll ründas üle ploki, aga selleks olid valmis. Samamoodi Lisandra Tatrik siin loeb suurepäraselt mängu. Allorg uuesti parema käega hanitab, Ave Kuusk taas selleks valmis. Kaupver ja Kaupver näitab täna, et võib-olla tõesti on tema see jokker, kes on siin Tallinna Ülikoolile väga palju kasu toonud. Meil lihtsalt super serv siia tsooni 1 vajus väga hästi ja nüüd ma ütleks, et oli plokis auk, et Triinu Lamp ei jõudnud sinna kõige paremini kõrvale ja Kaupver kasutas selle väga hästi ära, et mul tõesti väga hästi mängib noormängija. Ja 15-14 punktiga peal ja Sokolov saab jätkata servimisega. Ja siin jäi väga vähe puudu, et see sealt trossi pealt kukuks täpselt tsooni 2 ja seal võib-olla oleks ka äss üsna kindel olnud, aga oleksid, ei loe midagi. Lõpptulemusena oli see siin servi viga ja taas viik majas. Ragne Rahuoja ka 3. skeemis teeb oma etteaste servi joone taga ja no varasemates skeemides on ta sinna tingimata õige pikaks jäänud ja vaatame kauaks nüüd Rahuoja seeria, kui siit seeria kujuneb, kui pikaks see jääb. Ma arvan, paneb sinna tsooni 1 libero nurga vahele, jah. Ja nii on ja super serv ja lähebki ässaks. Siin peab hakkama võib-olla siin eraldi konto avama Ragne Rahuoja ässadele. No väga selles mõttes õige lahendus, et jällegi side 1 nurgaründaja võtab natuke vähem, parem vahe, aga serv vajus päris hästi, et ma arvan, läheb sinna samma. On siis seal Pihel ja Kaupver. Pihel võtab selle enda peale selgelt, Sokolov tõstab ülevalt, kuigi päris kaugele jäi see vastuvõtt ja nüüd napilt puutus Kaupveri rünnak enne teisele poole minekut antenni ära ja vaatame, kui siin Tallinna Ülikool Viimsi tahab täna veel hambaid näidata, siis ei saa lasta Raed praegu enam eest ära. Jah, servi vastuvõtt ei olnud kõige parem, aga täitsa okei tõsta saime lihtsalt teha ja nüüd kuulame Sten Esnat. Nii, kuule, see on meil hea, kuule te tüdrukud, see on hea asetus, sidemängija võib usaldada kõiki, eks? 2-4 keskelt, meil on paip olemas, eks? Nii, kuule, hambad ristis, punkt korraga, mängime punkt korraga, ei võta seda eelnevalt kaasa. Kui on löögi koht, lähme lööma, õnnestume, naudime, davai, läksime, ei julgestada maja, davai, läks, Selver! Nii, läks. Sten Esta hääl juba reedab ka, et tegelikult päris palju on ta täna siia väljakule jätnud ja kinnitas ka meie mõtet, et nüüd on see koht, kus tuleb hambad ristis Rae spordikool Viastonist kinni hoida, sest et vastasel juhul on karikavõit kindlamalt siin käest libisemas, aga Ragne Rahuoja saab jätkata servimist. Taas väga hea serv, aga Kaupveri vastuvõtt ideaalne, kas läheb nüüd temposse, läheb Paula Laub. Leiab veel sealt tegelikult väga hea koha üles, aga pall püsib mängus Ave Kuusk tsoonist 4 ja seal on Liis Kiviloo plokk ees ja arvan küll, et Ave Kuusk näeb täna seda Liis Kiviloo plokki võib-olla unes ka. Päris mitu korda on ta selle täna üles leidnud. Jälle natuke palju puterdamist, et oli seal võimalus mängida lihtsalt pall ja ka jälle võrgust kaugel, tempo väljas ja seal oligi 2 või 4 ainult valikus, kuhu tõsta. Ja 18-15 Viigist on saanud 3-punktine edu Rae kasuks.
taas Kaukveri peale, 6-6 Kiviloo vastu, sel korral läks Anitama, aga vähemalt on neil Vilev nüüd sidemängijana väljas ja ei olnud ka Peidi tõste nii kvaliteetne, et Allorga oleks saanud sealt lüüa. Kaukvert tsoonist 2 ja taas plokk ees ja peaaegu, et oleks saanud Laup võib-olla sealt päästa, aga no Liis Kiviloo ploki vastu täna ei ole Viimsil rohtu. Ei ole selle Liisi ploki vastu lihtne, ilusti ootab, vaatab, jälle lihtne pall kaugel, tempo väljas, Liis vaatab, kas tõste läheb 2 ja 4 ja ta jõuab sinna, sest see tõste ei ole nii kiire, et väga hea töö. Rahuoja taas servimas. Oli päris palju soperdamist mõlemalt poolt. Ruttu Vilem rüppab eest ära, et Berton saaks 6 tsoonist lüüa. Kuusk ja no nüüd sai ühe punkti sealt Kiviloo pealt ikkagi tagasi. Ja samas oli ju edasi mängitav, et lihtsalt jälle natuke ümberpööramisega jäi hiljaks või jäi lootma, et see Vilem võtab selle palli, et tegelikult ju päris hea ploki puude. Ja sellega on Ragne Rahuoja serviseeria siin 3. skeemis lõppenud, aga no igal juhul, kui Rahuoja on servimas, siis on lood väga hästi. Samal ajal 16-19 ja Siret Kaukver servimas. Tatriku vastuvõtt ideaalne, Kiviloo, seal hoiab Laup kenasti plokis käsi uuesti Rae võitlemas ja püsib pall mängus ja nüüd see oli küll natukene rumal liigutus, aga pall võib õnn soosivad tugevaid ja nüüd Peit näitab, et natukese puiselt, aga vasak käsi toimib samamoodi nagu parem. Jah, Netel, kui pall läheb pikaks, siis ta üritab selle vasaku käega seda seal päästa. Aga seekord plokis kinni ja jälle lihtsalt pallid nii palju puterdamist, et sealt ongi, tempot on raske mängida ja keda me seekord kuulame? Raivo Tatrikut, aga kuulame. 100% ära ühe plokiga, teeme ära selle. Serv on käes praegu siit, võtame oluline punkt hetkel see ära võtta, kohe praegu üle minna siit. Ei pane. Rahulikult kõrgele. Keset teie väljakut see pall, kõik. Nii, tublit. Väga selline krüptiline time-out. Ma arvan, ta mõtles, et vastuvõtt ei pea võtma ideaalselt vastu, võtta platsi keskele, saame mängida rahulikult nurkadesse, et alati see vastuvõtt, eriti kui on tugev serv, sa ei pea võtma ideaalselt vastu, võtta pall üles, tänapäeval juba saab mängida sealt igale poole, et vaatame, kuidas Rae nüüd selle serviga hakkama saab. Aga esmalt peab Kaukver selle teisele poole toimetama. Aga päris suur kaar tuli sellele sisse ja ei pidanudki vähemalt praegu Raenaised siin vastuvõtul tööd tegema. 20-17, 5 punkti lahutab Rae spordikool Viastoni teisest järjestikusest karikavõidust. Jälle natuke siuke kehv viga, et võeti time out ja lihtsalt suur banaan outi. Aga Kaukver praegu jättis selle vastuvõttu päris kenasti mängu. Vilem tõstab alt ja jääb päris lühikeseks see Peidile, aga no on Peit osav mängija ja jäi tõste kaugele, lühikeseks ja ikka leidis täpselt selle piirisektori üles. Jah, kui ei saa jõuga, saab nõuga ja jälle väga targalt tõste kaugel, natuke lühike, keerab randmega sinna ühe tsooni ja ei teagi, kas seal peaks Melissa ootama ja jääma. Jah, see on pigem ikkagi positsioon 6 pall. Ja hakkasin ütlema, et 21-17, aga nüüd 18 punkti on koos Tallinna Ülikool Viimsil peale seda, kui Allorgi serv läheb outi ja teeb siin vahetuse veel ka Sten Esna, saates siis Maria Halli Paula Laubi asemel eeldatavasti servima, sest et tegelikult on tegemist sidemängijaga. Vaatame, kuidas Hall, kes täna esimest korda siin mängus on, väga hea serv sealt tuli, aga päris täpselt Peidile sülle. Nüüd hästi mängib kohe Hall ka kaitses. Ja Kiviloo uuesti ja sealgi on plokk ees. Uus võimalus, 3. võimalus järjest. Nüüd Peidile, Peit hanitab ja põhimõtteliselt jalad maas lükkab Ave Kuusk selle palli tagasi ja see punkt kuulub Tallinna Ülikool Viimsile. Väga super kaitse seal positsioonil 5, et Liis pani korraliku paugu, aga saadi see kätte ja välja teenitud punkt. Ja kas Raigo Tatrik kasutas ära ka oma teise mõtlemise siin? Väga hea oli, hästi sai komaga palli kätte. Esimesele pallile keskendume jälle. Oli hea serv peale seda praegu see uus tüdruk pani. Ma ei usu, et teine tuleb nii kõva sealt, et saame. Ja peame olema valmis.
Ja me oleme valmis kohe. Trossi ka vaatame. Liisu jälgi trossi. Ei ole Raigo Tatrik just suurem asi nimede kasutaja. Aga tõepoolest Hall pani väga hea servisiit ja vaatame, kas Tatriku teooria, et teine serv ei tule samasugune korralik, peab vett või mitte. Ja siit esimene kohtunik Jaanika Unt annab ka Raigo Tatrikule kollase. No mis mäng see on, kui Raigo Tatrik kollast kaarti ei teeni? Ma arvan, ta ongi juba liiga rahulik olnud, et nüüd selle vaidlemisega teenis selle kollase välja, aga võrkpallis see midagi selles mõttes sulle ei anna punkti, aga tunnistab nüüd ka oma viga ja saame rahus edasi minna. Ja vastupidi, tuleb siit lausa servi Halli poolt ja 20-21 ei ole Rael mitte midagi kindel, vaid 1 punkt on vahe ja on need noored tüdrukud, kui siin nimesid praegu mitte mainida, Tallinna Ülikool Viimsi poolt väga hästi sekkunud. Kauper, Hall, vaatame, kuidas edasi läheb ja taas super serv ja kas Kivilo suunab üle, lihtsalt suunab üle. Nüüd on uus võimalus Sokolov kellele, Katriin Põllule, aga seal on Kivilo käed vastas. Kuusk ja meil on viik majas. Väga hästi Avekuusk, piir lahti, korralik löök sinna tsooni 5 ja seal ei olnud Isandral midagi teha. Ja noor mängija Hall super servid, et tulla niimoodi ja panna täiega geimi lõpus. Väga hästi. Ja ta jätkab ja tõesti peab Vilem taas väga palju vaeva nägema. Peit ja see on nüüd küll selline nii-öelda rumal viga. Väga head servid olid need, millega Hall siin oma võistkonna tagasi mängu tõi. Jah, Nete on ju seda teinud täna 5 korda, et sellega, et võiks juba oma kaitseliini natuke muuta ja kas siis positsioon 1 jääb seda ootama ja siis ei ole ju lõpuks väga kõva löök või siis jah, positsioon 6 liigub varem ära. Ja lisaks oli veel ju Vilem põhimõtteliselt pikali all Peidil, nii et arvata oli, et Peit ei lähe seal täiega hüppama, täiega otsima, aga nüüd Vilem võtab Alloru eest selle kaitses ära ja pall lendab käte pealt minema. 22-22. Ma arvan, see oli päris siuke märgiline punkt, et 23-21 või 22-22, et ja tegi veel Kuusk väikse pausi ka enne üles hüppamist ja vaatame, kas siin Ave Kuusk servimas ka. Peidi peale, kõik võimalused on olemas. Bertens ja oli seal plokipuude. Ei ole sellega samas Sokolov nõus, aga ei ole siin ka midagi teha. Neid olukordi Vaidega ei kontrollita, vaatame meie kordust. Ja seal tõepoolest tundus, et ei olnud seda plokipuudet. Tundub, et oli üle Melissa. Ja rünnak ise oli audis, aga Sten Esna timeouti saame ka veel korraks kuulata. Nii, emotsioon alla. Kas see on, sina oled kus praegu? Eesliinis. Side 4 on praegu. Mängime seda. Mine sina taha. Raili läheb pikalt. Teeme niimoodi. Sisse on midagi. Railile läheb tõste 4. Davai. Selve. Mida? Ei, mine ühte jalga. Kui kaotame selle punkti, lähed siis, kui sa kaotame selle punkti, lähed sisse. Vaatame, kas see Sten Esna mänguplaan järgmiseks punktiks saab tõeks, ehk siis tõste läheb 4 Raili Hundile ja või siis Katriin Põld jookseb ühte jalga, aga enne seda Liis Kivilo serv. Väga terav serv ja ei saa sealt isegi Sokolov sidemängijana tõsta ja annab Ave Kuusk lihtsalt selle palli jalad maas üle. Bertens ja oli seal plokipuude, mis tegi väga raskeks Hundil selle mängimise ja 24-22. Meil on esimene matšpall tänases naiste karika finaalis, aga enne seda saab Sandra Lepp veel väljakule naasta ja seda Siret Kaupveri asemel. Jah, seal vastut oli nii kaugel, et ei olnud võimalik nii-öelda Sten Esna poolt pakutud lahendust mängidagi, et pigem oli vaja lihtsalt palli üle toimetada. Ja Rae kollastes särkides fännid koos lippude ja plakatitega on tõusnud püsti. Liis Kivilo lühike serv ja Liis Kivilo äss
kroonib Rae spordikool Viastoni 2025. aastal naiste karikavõitjaks ja seda juba teisel järjestikusel aastal. no super nõpp ju Liisi poolt ja ega ei olnud midagi kaotada ja võttis enda peale nagu tubli kapten ikka ja nii see, kas teine karikas järjest? Teine karikas järjest ja samal ajal tunnustame karikavõistlustel teise koha saavutanud Tallinna Ülikool Viimsi naiskonda peale esimest rabedat geimi. Kosusid väga tublit ja tegelikult näitasid tugevale Rae spordikool Viastonile, kes ka siin eurosarjas kaasa lõi, päris korralikult hambaid ja minu hinnangul nägime täna siin küll päris palju potentsiaalselt uusi tuleviku tegijaid, kellega võib-olla sinagi siin mõne aasta pärast saad koondises väljakut jagada. Jah, natuke võib-olla võrkpalli nii-öelda fännina kahju, et TLÜ ei suutnud siis ikkagi vähemalt 4. geimi viia, et tegelikult nad mängisid ju 3. lõpus võitluslikult ja oleks tahtnud seda 4. geimi näha, aga tugevam võttis oma ja ma arvan, et Tallinna Ülikool võib väga uhke olla teise koha üle, et see, kuidas nad ju siia finaali said, oli juba väga nii-öelda võitsid Tartut, mis on suur asi ja väga tublid noored tüdrukud. Kas räägime statistikast ka veel natuke? Jaa, ma jätangi sinu siin praegu statistikast ülevaadet tegema ja siis õige pea proovime juba ka saada... Ei midagi. Jaa, teeme statistikast ülevaate. Nii, kõige suuremad punktitoojad siis muidu Kristel Allorg ja ka Silvia Bertens, mõlemal 12 punkti. Üldiselt Rael on väga kenasti nii-öelda ühtlaselt jaotunud, et Nete Peit järgneb siin 10-ga, Liiskivile 10-ga, et täitsa ühtlaselt on võib-olla jah, Triinu Lamp on ainuke, aga tema sai ainult 5 tõstet ja Ave Kuusk siis Tallinna Ülikooli suurim punktitooja ja 30 tõstet on saanud ja Raili Hunt võib-olla täna natuke kahvatu, 17-st ainult 4 ära löönud, et tavaliselt ta on olnud rünnakuliider ja ma arvan, et ka Katriin Põld võib-olla täna, ka vastuvõttel ainult 21%, et ei saanud seal nii-öelda enda parimat mängu näidata. Plokipunktid Rael 7, Tallinna Ülikooli 4 ja rünnakus ikkagi peaaegu 15% Rael parem, aga siiski ma arvan, et natukene nad ootasid rohkem, et 39 ei ole just midagi super, aga nii-öelda võitjatele kohut ei mõisteta ja lõppude lõpuks 3-0 on tõsiasi. Ja nüüd saamegi siin teha väikese pausi enne seda, kui siia samma Unibet Arenale tulevad mehed. Juba varsti kell 6 on siis meeste finaal algamas, aga enne seda saame meie kuulata veel intervjuusid ka peatreeneritelt Sten Esnat ja Raigo Tatrikult, et mis muljed siis naiskondade peatreeneritele lõppenud finaal ja lõppenud naiste karikavõistlused jätsid. Nii, just praegu lõppes siin naiste Eesti karikafinaal. Sten, teie tiim seekord tuli teiseks. Tegelikult ju võib õnne ka soovida, ikkagi teine koht on päris hea koht. Ma arvan, et sa ütlesid õigesti, et tuligi teiseks. Et ma arvan, et need meie võidud Tartu vastu, noortekoondise vastu, Võru vastu oli see, mis tegelikult ma olen võistkonna vastu üle äärmiselt uhke ja tegelikult me oleme võistkonnaga hästi suure sammu terve selle hooajal edasi teinud ja ega see tänanegi mäng näitas seda, et ega me alguses olime hästi krampis, aga see on ka kooliraha, mida ma peab maksma selle võistkonna ehitamisel ja ma arvan, et neid, keda täna siin osad, kes platsile liitusid, väga hästi tulid, see näitab mulle seda, et need noori ma saan tulevikus rohkem usaldada ja ma tean, et need millegi jaoks see kaotus täna oli hea ja eks kevadel me tahame kindlasti medalite mängu jätkuvalt sekkuda, et selle hooaja eesmärk oli saada üks medal taskusse, see on olemas, aga süües kasvab isu. Ma vaatasin mängu ka väga põnev oli, see esimene game tundus justkui nagu, et vastane oli ikkagi nagu
üle, aga midagi siis muutus ja tegelikult teine ja kolmas game olid väga tasavägi, seda väga põnev oli jälgida. Mis te siis muutsite? Ma arvan, et ega me taktikaliselt ei pidanud väga palju muutma, et pigem tüdrukud said ise sellisest nii-öelda lavanärvist või esimesest krambist üle ja me hakkasime tegema niisuguseid asju, mida me trennis suudame teha ja mida ma tean, milleks nad on võimelised tegema. Ja eks see viimane game ka seisul 22-22 kohtunik premeeris neid ühe sellise hea palliga, mis tegelikult oleks olnud meie punkte ja need on väiksed detailid ja momentumid, aga päevakokkuvõttes praegu Rae täna oli meist parem võistkond ja me naudime kindlasti täna seda hõbemedalit. Sa tõid välja, et tüdrukud olid natuke närvis. Kas see on lihtsalt sellepärast, et see karikafinaal on väga-väga suur võistlus või see on ka selle suure saali pärast, sest et ju väga palju nii suures keskkonnas ja nii paljude pealtvaatajatega ei saa mängida? No see on tõsi jah, et kindlasti see suur saal, aga siin on äge mängida, et see suur saal kindlasti mõjutas ja eks see paljudel, kaasa arvatud ka minul oli selline esimene finaali kogemus üldse, aga see on niisugune asi, mida trennis kuidagi anda ei saa, et seda tuleb kogeda ja niisugused mängud muudavadki tugevaks ja mängu muttidest tulevad kõvemad mutid ja nii ongi, et ega sa võid olla üksteispuha palju trenni teha ja kui hästi trennis harjutada, aga päeva kokkuvõttes see areng toimub läbi selliste mängude. Mis on selle nii-öelda peatreeneri tänase pealemängu kõne sisu, kui sa nüüd lähed tüdrukute juurde? Mida sa ütled neile? Et kevadel me võidame. Nii et vot. Aga kuidas teie pühad tulevad? Teete trenni või ikka saab korra puhata ka? Paar päeva võtame puhkuseks ja siis töö läheb edasi, nii et eks selles mõttes see pühade aeg on selles mõttes hea, et meil on hästi palju selliseid kooliõpilasi ja vaheajal, mis seal paremat teha, kui trenni teha ja trennis saab palju puuteid harjutada, nii et jah, trennis näeme. Tegelikult mul on viimane küsimus ka. Seesama asi, et sa pead seal suure väljaku kõrval kaasa karjuma ja lähed ju ikkagi emotsionaalseks ise mängijana, aga kuidas sa hoiad oma häält? Täna ma ei suutnud hoida, et see on ära läinud, et eks ma pean sinult õppetunde võtma, et mis see õige ja hea oleks, aga üldjuhul ma olen nagu seda meelt, et väljakul see töö tuleb kõik ära teha trennides, olla nõudlik trennides, panna neid pingutama, et ega mängijad sellistes mängudes on niikuinii stressi ja pingesituatsioonides, et minu asi on võimalikult selline mugav keskkond neile platsile peale teha, et nad tunneksid ennast hästi ja aga mul oli hea meel, et eks ma mõtlen, et see algus oli rabe, aga see on kooliraha, mis ma arvan tulevikus tuleb meile igal juhul kasuks. Suur aitäh sulle, Sten, ja ilusaid pühi ja minu poolt ikkagi palju õnne, minu meelest see on väga suur saavutus. Aitäh sulle! Aga nüüd tuleb kohe siia minu kõrvale ei keegi muu kui tänase karikafinaali võitja tiimi peatreener ehk siis Rae spordikooli Peaston peatreener Raigo Tatrik. Kuidas meeleolud on? No ikka tore, et eks meil oli see hooaja lõpp oli päris raske ja 30 mäng sellel poolaastal, et võrreldes Viimsiga oli neid mänge palju ja me kõik ootasime seda jõulupuhkust, mis nüüd peale seda mängu on käes. Ja tüdrukud on selle auga välja teeninud, et tänane mäng hoidsime oma vead madalad, tegime vähe vigu, see oligi eesmärk, vähem vigu kui vastane ja 2 esimest game'i olid väga okeid ja 3. juba vastane natuke kohanes selle saaliga ja hakkas päris kenasti vastu meile. Mind täiesti isiklikult huvitab see, et te olete ju tiitlikaitsjad ja võitsitegi täna selle, tõite uuesti tiitli koju. Kui palju on tunda enne mängu seda tiitlikaitsja survet või pinget ja kas see üldse eksisteerib? Pigem see surve nagu ei ole see, et pigem oli see surve just see suur saal ja palju rahvast ja pigem on see nagu, olid osad tüdrukud ikkagi päris elevil enne mängu ja ka põhikoosseisu tüdrukud mõned, aga nad said väga hästi hakkama ja et mängu ilu võib-olla sellest finaalist oli nagu raske otsida, aga tulemus on tähtis. Ma ei tea, minu pilgu läbi oli küll ilus vaadata, nagu ikkagi väga kenasti hoidsid seda põnevust just tavalise vaataja jaoks nagu õhus. Igatahes, kuidas te tähistate, kas te jõuate tähistada, pühad on ju nii kiirelt peale tulemas? Jaa, meil on täna üks restoran kinni pandud, me lähme peale autasustamist fännide ja mängijatega ühte restorani sööma ja naudime natuke täna õhtut. Ja ma nägin ka, käisin seal superfännide juures ja seal oli ikkagi suur silt, et Raigo juures on nähtakas. Seda ma ei tea midagi, see on mingi vale vist. Aga mida tea?
aga ütle paari sõnaga ka, mis siis järgmisel aastal? Järgmine aasta on meil palju rahulikum, et meil oli päris hull tempo peal, euromängud, Balti karika, välismängud, Leedu, Läti, aga nüüd on kõik need käidud ja kõige pikemad sõidud on Võru ja Tartu, et nendega saame hakkama ja saame natukene rohkem treenimisele keskenduda kui ainult mängimisele, et tempo oli tõesti hull, et siin 9 päeva jooksul 6 mängu oli selline päris crazy, aga õnneks on meil pink päris pikk ja me saame palju varumängijaid kasutada ja nad aitasid ka väga palju meid. Kas sul on ka selline mingi oma kindel lause või mingi mõte, mis sa ütled, kui sa nüüd näiteks tüdrukute juurde lähed selle võidurõõmuga, et mis sa ütled neile? Ei, et tegid selle ära, mida me nagu ootasime ja kõik tüdrukud ootasid seda, et ma ei tea, midagi kindlat ei ole, et improviseerime ja naudime seda tänast päeva ja tänast tiitlit ja puhkame 10 päeva ja siis võtame uuesti palli kätte, ega läheb edasi. Nii on, aitäh sulle, Raigo, ja palju õnne, loodan, et te tähistate väärikalt. Aga meie juba jätkame siit varsti meeste karikafinaaliga ja see algab kell 6, nii et püsige lainel või tulge tagasi meie juurde. Aitäh!